Tere tulemast Kanter Emori turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Vink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänane külaline on Rei Niida, turundusagentuuri Taevas Ogilvy partner tegevjuht. Tervist, Alar. No täna me räägime reklaamitööstusest. Laiemalt võib-olla agentuuridest, kuidas üldse midagi on nagu kujunenud Eestis, kuidas kliendisuhted tekivad, kujunevad, arenevad, mis me üldse täna reklaamist arvame ja laiemalt turundusest arvame, sest te olete siuke hea partner selleks pikalt valdkonnas tegutsenud. Ma tavaliselt küsin kõikidelt nendelt vestluspartneritelt, et kuidas sa sattusid üldse valdkonda, ja sa oled väga pikalt olnud, nüüd üle 30 aasta või ma pakun juba või läheks 30 aastat. Ütleme nüüd, et alustasin 92 jaanuar, äkki isegi 22. jaanuar. Ma arvan, et isegi see on meeles. No kuidas see juhtus sul, kuidas sa sattusid sinna? Sa tulid nagu siis Agekomi gruppi, eks ole, jah? Tead, veel ei olnud mingit gruppi. Oli vist minu mälu järgi äkki mingi 3 inimest. Et sattusin niimoodi, et ma olin iseenda teenitud raha eest, mida ma teenisin tookord siis hoopis nii-öelda puidu- ja ehitusturul. Oma raha eest olin ostnud raamatuid. Miks? Ma ei oska vastata. Oskan nii palju öelda, et raamatupoes jalutasin, mulle nii-öelda aeg-ajalt raamatupoest meeldis siis nii-öelda raamatuid osta. Ja jalutasin leti ees, kus olid minu mälu järgi tookord soomekeelsed, kuna ma soome keelega sain päris hästi hakkama, kuna nii-öelda soomlastega oli vaja siis suhelda varasemalt olnud. Siis olid soomekeelsed raamatud, mis olid markinointi ja müünti. Ja millegi pärast mulle paar raamatut sealt tundusid nagu, et ma võiks need osta. Ja see ongi minu sisenemine sinna valdkonda. Et ma lihtsalt nii-öelda ise ostsin paar raamatut ja hakkasin lugema. Siis tundus kuidagi jube huvitav teema. Ja mingisuguseid turunduskoole koolitusi nii-öelda 92 aasta. See ei olnudki 92 aasta, see oli 91 aasta. See 91 aastal mingid asju ei olnud normaalselt. Ja siis ma lugesin neid raamatut, 91 aastal tundsid huvitavad. See oli olemas selline asi nagu kaupalehti, kui sa, ma ei tea, kas sina mäletad või, aga see ongi see, et ma arvan paljudele täna võid rääkida, on ju paljud, kes töötavad ja valdkonnas on, jah, vastab tõele, on nooremad, kui me oleme selles valdkonnas sees olnud, on ju. Ja siis see kaupalehti tegi mingid koolitusi. Tookord oli samamoodi, et ala, ma ei mäleta, kus need lektorid, osa olid Soomest, osa olid mingid inglisekeelsed inimesed. Ja siis ma samamoodi nii-öelda 91. aastal ostsin neid koolitusi selle enda jaoks. Mul otseselt nii-öelda nagu ei olnud kellegi seda markinointit nii-öelda teha, müüntit oli küll teha. Ja siis lugesin, tundus huvitav, siis läksin sinna koolitusele, seal tookord oli minu arust äkki mingisugune, ma arvan mingi 30-40 inimest oli vist osales esimesel koolitusel, mis mul meeles. Ja siis kuna ma olin raamatuid lugenud, see olid mingi grupitööd, nagu ikka teada on, et see, kes lobiseb ja kes see lobis istub vaikselt nurgas. Ja siis mulle tundus nagu, et jube tuim värk, keegi ei taha nagu mingit sellist nagu grupi vedamist võtta või üldse nagu selline mõmin käis. Ja siis ma võtsin, nii nagu oli seal nii-öelda töögrupid tegema neid töid ja siis esitlesime ja siis need, kes need väljaspoolt Eestit lektorid olid, siis ma nägin, et nägu oli vennal päris rahul on ja umbes, et et see on väga hea on ja kus sa seda tead ja nii edasi ja ütleme niimoodi, et mulle see meeldis. Ja need olid minu siis need sisenemised. No lihtsalt raamatupoest ost, pluss siis ise need sellise kursuse ostmine. No kus sa selle Age siis nagu üles leidsid või? Leidsin niimoodi, et ma ei mäleta, kas see oli päris Nelli-teataja, aga mingil hetkel samamoodi lappasid erinevaid lehti. Nelli-teataja, kes veel mäletab, ei olnud mingisugune eesrindik leht, vaid oli niisugune, ma arvan, nagu kroonika selline esimesed trepiastmed ilmselt vist midagi sellist. Mitte nii glamuurne, ma ütleks. Jah, ütleme niimoodi, et kirjutas kõigest, mis ei olnud sünnis. Ja ma ei mäleta, kas see oli seal veel või muus lehes, nägin kuulutust, et ma täpselt ei mäleta, aga umbes midagi sellist, et loodud, ma ei mäleta, kas ta oli reklaamiagentuur või mis iganes ta nimi seal oli, täiendusega Age, otsib tootmisjuhti. Ja kuna mulle see nagu turundusloogika tundus selles ettevõttes olevat või mis turundus, reklaam siis oma sõnadega, siis ma mõtlesin, et ma lähen vaatan, mis see on.
istusime maha, siis oli selline inimene, kes valdkondas on pikalt olnud, mäletavad Rain Eislerit. Siis istusime maha, Rain oli siis intervjueerija, vestlesime ja siis ütles, et ta siis nii-öelda vestleb veel inimestega, mingi 2-3 päeva jooksul võtab ühendust. Ja siis kui mäletaks, ta äkki järgmine õhtu helistas, ütles, et kuule, et nagu tore oli, et kas sa tahad tulla? Ma mõtlesin, miks mitte. Et see oli siis nii-öelda see algus. Jah, 92 aasta jaanuar, kui siis istusime maha ja sõna oli siis tootmisjuht. No mõlemad ikkagi noored mehed on ju, ei olnud Rain siis väga vana ja ei olnud ka sina väga vana. Jah, kui ma nüüd enam-vähem maitad teen, siis äkki 21 aastane. Aga omanike ringis oli tookord asutajates, kas Luik oli ka siis või juba või? Eesti Ekspress, BNS ja Postimees oli minu mälu järgi. Ehk suure tõenäosusega, no sina tead paremini, miks nad selle asutasid, aga mul kujutan ette, et reklaami oli vaja teha ja ei olnud kedagi, kes nagu tegi seda ettevõtetele. Teet ei olnud, ütleme suund kõigepealt reklaami tegemisele või siis loogika nii-öelda, mida taheti teha. Tol ajal inimesed käisid see, kes tahtis mingit nii-öelda teavet, ma ei ütle see veel reklaam oli, aga ütleme nii, kes tahtis enda kohta siis mingit infot või teavet, müün, vahetan, otsin, mis iganes on ju. Kuulutusi panna, siis ta käis erinevates, ta pidi minema nii-öelda igasse ettevõttesse eraldi, võtsid oma mingisugused kotid ja alutasid sinna Postimehesse, Eesti Ekspressi, Rahva Häälde, ma ei tea, Noorte Hääl, mis iganes need nimed seal tookord olid, ja alutasid sinna, andsid oma siis avalduse, tavaliselt käsid siin nendes kirjutasid, ega siis mingid trükimasinad, neid asju veel nagu kuidagi ei kaasatud, kirjutasid sinna paberi peale oma need soovisõnad ära ja sa andsid üle leti, maksid oma arve ära ja alutasid järgmisse kohta. Ja seal see loogika oli, et prooviks siis inimesed nii-öelda anda neile võimaluse tulla ühte kohta, aga selle ühe koha nagu mõte oli siis see, et eelkõige siis ikkagi oma nii-öelda omanike kanalitesse see reklaam panna, et kanalid tegelikult olid normaalsed, ütleme kliendile seal mingit mütsi pähe ei tõmmatud selle käigus, aga et seda mugavust anda ja kuna me vaatasime, et iseenesest ju need paarväljaannet, ütleme, et on okeid, aga kuna turg on ja inimesel on mõistlik mitmes kohas avaldada, siis me olime ikkagi nii-öelda inimese ja kliendi sõbralikud ja soovitasime, et anna kõik meile, maksa meile siia ära, mäleta tookord ka mingi suht mikrovahendustasu oli seal võib-olla mingi 5% umbes. Ja siis lasime ise endale ühe siis inimesel laiali joosta need kuulutused vormistasime ära ja siis selle kuulutuse nii-öelda kirjutamise käigus mingil hetkel andsime ka mõnele inimese nõuannet, et kuidas ilusamini kirjutada ja kuidas paremini sõnastada. Mingit suurt copywritingut seal ei olnud, pigem nii-öelda inimese lause ehitus ja siis kirjavead olid need, millest aitasid üle saada ja ütleme, sealt hakkas ta nagu vaikselt veerema. Ehk sa tegelikult ütled, et alustati nagu meediavahendusäriga, nagu klassikalises mõttes tänapäeval vaadata. Ja ütleme lihtsalt niimoodi, et aga see oli nagu mugavuse äri, et seal ei olnud mingisugust, nüüd räägin tänapäevasest meedia planeerimisest, siis seal mingit sügavalt planeerimist ei olnud, vaid see oli pigem selline mugavusteenus. No aga kes siis juba turul olid või turule tulemus? Kontuur ma eeldan, eks ole? Tegelikult ei olnud neid seal nii väga kedagi nii-öelda veel tulemas või olemas et põhimõtteliselt olime meie, ehk siis nimega Age ja oli loodud Inorek ja Inorek minu mälu järgi tegeles tol hetkel või siis proovis nii-öelda kujundada mõnele Soome ettevõttele, kes siis nii-öelda Inoreki omaniku tutvusringkonnas olid neile siis, nemad ilmselt proovisid siis nii-öelda reklaami kujundada või ütleme siis pigem seda reklaami vahendada. No palju aega läks edasi, et siis tekkis see esimene nagu suurem lainetus, et tekkis neid agentuure rohkem, need samad legendaarsed, ma ei tea, 3 karu või 3 kontuur ja nii edasi, nii edasi. See on selles mõttes need sõnad legendaarsed ja kurud ja ütleme niimoodi, et kui sa oled nii kaua seal sees olnud ja kõike seda nagu üsna detailselt näinud, et siis eks ma olen aeg-ajalt, nagu ma olen ka öelnud osadele võib-olla küüniliselt või nii-öelda nagu natuke ironiseerivalt et tagantjärgi ajalugu ja võitjad kirjutavad ikka ju raamatuid, mis on siis heroilised, tavaline lahingumaastik või siis selline nagu igapäevane tegevus näeb nagu hulga pragmaatilisem ja vahest ka naeruväärsem on iga öelda võib-olla palju öelda, aga ütleme siis palju lihtsakohalisem välja. Aga ütleme, et jah, see esimene teekond oli siis nii-öelda meediavahendus ja seejärel tekkisid kontaktid ettevõtetega, kellel tegelikult olid nagu siis vestluse käigus selgus, et neil on palju suurem nagu vajadus mingisugust infot jagada.
ja selle ma tooks ka välja, et siis meil oli teatud kogus inimesi ühel hetkel ka tööle võetud, on ju, kes siis hakkasid ringi käima ja lihtsalt ettevõtetele pakkuma, et selline tore ettevõte te olete, me näeme, et te teete mingeid tegevusi, kas te tahaks enda kohta infot jagada, ehk me siis ise nii-öelda pakkusime neile seda nii-öelda reklaami või siis teavitamisvõimalust, on ju. Ja see oli meie selline nii-öelda aktiivne töö, on ju, et siis inimesed jalutasid ringi ja pakkusid ettevõtetele siis võimalust nii-öelda endast teavitada ja see töötas üsna hästi. Ja hiljem alles siis tekkisid igasugused muud nii-öelda sellised ettevõtted, nagu sa ütlesid, on need siis Kormed Kalud või kontuurid või ükskõik millised, kes siis hakkasid seda nii-öelda reklaami poolt jagama. Millal tekkis nagu rahvusvaheliste kettidega sidemed ja mis otsast nad olid, et nemad tahtsid siia tulla või teie tahtsite nagu kätte saada neid, et mingit teadmist saada rohkem? Sellega on ka jälle ütleme siis niimoodi, et kuidas see reaalsuses välja nägi. Reaalsus nägi välja seda, et mingil hetkel, ma ei mäleta, kas mina käisin Soomes või oli Rain kuskil käinud, mingisuguse valemiga sattus minu lauale Soome Markkinointi instituudi, ma ei mäleta täpselt nime, äkki ta oli Markkinointi liitu. Ühesõnaga Soome reklaamiagentuuride liidu aastaraamat. Lappasin seda, on ju, ilusad pildid, tuttavad kaubamärgid, välismaised, ala mingi Opel, siis ma ei tea, seal Nike või ma ei mäleta, eks need täpselt olid seal ja nagu ütleme rahvusvahelised kaubamärgid. Ja siis Rainiga rääkisime, et kuule, et näed, see kaubamärk on Eesti turul, müüb ennast ja see müüb ja et tahaks ka nendega tegeleda. Muidu käisid kohalikes ettevõtetes, pakkusid oma nii-öelda teenuste tegevust, aga said aru, et rahvusvaheline kaubamärk ilmselt nagu teeks midagi suuremalt ja huvitavalt. Ja jällegi, kuna soome keelt oskasin, siis valisin sealt raamatust välja 5 nii-öelda siis Soome agentuuri, helistasin neile, ütlesin tere, et näeme, siin oleme Tallinnas tegutsev selline ettevõte ja meil on siin mingid meediasidemed ja niisugune trallalla. Ja et sooviksime teiega kokku saada, et äkki teie nii-öelda soovite, et nende kaubamärkidega siin Eestis mingit tegevust teha. 5-st 3 siis ütlesid, et okei, hea mõte, 2 tükki ütlesid, et ei ole huvitatud. Siis leppisime kokku kohtumised, millest kohale sõites ja siis nii-öelda nagu leppisime kokku, mis see kuupäev on, sõitsime siis oma toreda väikse tiiburiga siis Soome ja diplomaadikohvrid olid käes, suht tühjad olid need, aga ülikonnad olime selga pannud, diplomaati tõesti poolt tookord mitte midagi panna, peale mingi A4 ja mõne raamatu, et kaalu oleks. Ja siis ühe kontoris istusime mingi tunnikese umbes, seda välja ilmunud ja 2 teisega suhtlesime. Ja siis tookord oli BSP, selline ettevõte, ja Karl-Erik Holm, kes siis oli ühtlasi ka Soome see reklaamiagentuuride liidu juhataja või siis president tol hetkel selle nimega. Ja temaga vestlesime, temaga tuli kõige siuke sümpaatsem vestlus välja. Hästi tore ja väga meeldiv inimene, palju aastaid veel temaga suhtlesime, hiljem ta suri vähki, minust kas mingi 50-52 aastaselt, meist nooremana, on ju. Räägi enda eest. Jah, okei. Aga siukene väga tore persoon oli ühesõnaga, siis tema ütles, et okei, et tundub põnev, et proovime, kas me saame mingit koostööd teha. Ja see on siis, ütleme see, kuidas meil hakkas rahvusvaheline kontakt tema kaudu. Aga mis hetkel nagu suur kett juba siis mängu tuli? Suur kett tuli hiljem, kui me olime toimetanud ja Rain siis tookord vastas, kuna tema inglise keel oli kordades on ju parem kui minu oma, ja ta oli ka lõpetanud tookord 7. keskkooli, kui ma ei eksi. Ja teada on, et see oli siis nii-öelda meie tänane siis Inglise kolledži eelkäija. Ja Rainil oli keel parem ja siis ta hakkas sealt nii-öelda surkima, et millised rahvusvahelised nii-öelda ketid selle meie siis BSP kaudu on ja sealt see hakkas vaikselt tulema. Ja siis tuligi Saatchi või oli keegi ennem seal veel? Ma võin siin natukene eksida, aga ütleme niipidi, et tegelikult selle taga oli ka nii-öelda VPP grupp oma olemuses on ju, ja sinna kuulusid osati siis Saatchi ja Ogilvy on täna seal grupis, on maailma üks suuremaid gruppe. Aga ütleme jah, kontaktid olid niipidi, aga samas muidugi me juba enne seda, aga 92. aasta 93. alguses, 92 lõpp äkki, 93. alguses
otsisime ka siis nii-öelda kontakti Lätis, Leedus on ju, et laienemisega sinna poole. Kas see, et see rahvusvaheline kontakt tuli ja hiljem see kett, kas see sinu vaatest andis midagi juurde ka või? No kindlasti andis, et meil ju puudus tegelikult ütleme just nii-öelda heatasemeline kirjandus, praktika, reaalne on ju praktika, case study'd ehk siis nii-öelda kuidas üks või teine nagu lahend on tehtud, milliseid elemente on kasutatud, muidugi võisime neid ise mõelda ja leiutada ja selles mõttes seda kõike tegime, aga ütleme siis niipidi, et kui sul on opereeriv arst ja sa konsulteerid temaga versus siis keegi, kes on nii-öelda ka nagu näinud poes arstiriistasid ja on lugenud, et kuidas mingit operatsiooni tehakse ja lapsepõlves on võib-olla mingit kassi piinanud natukene, et see on ju vahe, kellega sa konsulteerid, on ju. Et selles mõttes kindlasti see andis nii-öelda arusaamist, milline ütleme siis oluline tööriist äritegevuses on reklaam ja turundus, et see ei ole ainult nii-öelda reklaam, eks ole, mis on üks väike komponent sellest, et seal see nagu arusaamine ja siis keti kaudu ütleme see kontaktid ja koolitused, need on need, mis tegid selle nii-öelda nagu tugeva poole selles mõttes, et milline töövahend on see ettevõtluses. Tihtipeale nagu me teame ju ja ütleme, mitmed ettevõtted, kes meil nagu tegutsesid, tulid siis nii-öelda selle reklaami ehk siis visualiseerijate või siis ütleme tublide lobamokkade näol on ju, tulid sellesse tööstusesse sisse, see ei ole halvustav mõte, aga see on lihtsalt see, et sa suutsid siis nii-öelda paremini sõnastada mingeid asju, paremini visualiseerida või nõu anda kliendile. See on see, mille pealt paljud need nagu Eesti reklaamiettevõtted turundusega oldi siis nagu natuke kaugemal on ju, või noh, see turundust ei eksisteeri niimoodi, et need reklaamiettevõtted sisenesid, et nad sisenesid siis sellise nii-öelda sõnastamise ja visualiseerimise pealt on ju. Meil nagu kogu aeg jooksis paralleelselt taga see nagu äriline arusaamine on ju. See on see, mis oli see kõva pool, et võib-olla nii nagu sa osad oled kursid, siis me nagu oleme nagu suutnud olla sellised turunduse tegijad nagu selle ettevõttele äripartneri või nii-öelda ärivaatest. See on see, mida meile nagu siis algusest peale suht tugevasti tehti selgeks. Ma mõtlen seda, et noh, ma ise mäletan ka, et ega siis nende rahvusvaheliste kettidega tulid need briifi põhjad on ju, neid seal siis kopeeriti ja nagu jagati ja loeti nagu pühat kraali. Just nimelt, et niisugust asju peab küsima. Et paralleelselt toimus ju ettevõtete juures siis nagu mingi turundusfunktsiooni nagu tekkimine, eks ole, on ju. Ja seal nüüd oli ka erisus, eks ole, et noh, kodumaised ettevõtted, need ei teadnud eriti midagi, eks ole, et nii palju kui siis ülikoolis oli keegi mingit raamatut ka näidanud, on ju. Ja oli rahvusvahelised ettevõtted, et samamoodi tuli siis mingi teadmine sisse, et ma mõtlen, et kumb rohkem aitas kumba. Et kas see, et rahvusvaheline teadmine tuli läbi agentuuride sisse, eks ole, et mida peaks küsima ja et noh, et paljud võib-olla kliendid esimest korda vaatasid, oi, et sihtgrupi kirjeldus peaks võib-olla olema nagu rohkem läbi mõeldud ja nii edasi. Mis see su nägemus oli, et ma tean, et see tase oli väga erinev, aga kumbat aitas või oli see paralleelne? No tõsiasi on ikkagi see, et agentuuride, sõnastamis niipidi, et agentuuride poolel see teadmine oli tugevam seetõttu, et seda otsiti rohkem. See, kes siis oli tolleaegne ettevõte, on ju, tema tegelikult orienteerus müügile ja oma siis kliendi, ütleme lihtsalt kliendi suhtluse kvaliteedile, ehk kuidas üldse suhelda kliendiga, ma ei saa veel öelda, et seal nagu kvaliteet võib-olla oli, on ju. Aga et kuidas suhelda, kuidas oma asju välja paremini panna, kuidas üldse hinnastada, et neil oli nagu triljon nii-öelda küsimust on ju, mis puudutas seda nagu äri ülesehitamist ja toimivust ja kust oma kaupa kätte saada ja noh, nagu me teame, meil oli hoopis teised rahaühikud on ju olemas, kuidas nendega opereerida tulusalt ja neil oli nagu hoopis teine skaala ja sellist nii-öelda turunduse inimese funktsiooni, et see oli, ütleme, sinna neil läks nagu päris pikk aeg on ju, kuni nemad tulid. Et seetõttu ma ütleks, et agentuuride poolel selline nii-öelda, kuidas koostada siis seda reklaami, ütleme, kuidas planeerida, võib-olla õigem öelda, kuidas planeerida reklaamitegevust ja kuidas toetada selle kommunikatsioonitegevusega müüki ja üldse ettevõtet, et see oli tugevamini alguses agentuurides ja hiljem, kui siis ütleme nii-öelda rahvusvahelised ettevõtted endale need nii-öelda turunduse või kommunikatsioonipositsioonid lõid, on ju,
siis nemad ikkagi transportisid reeglina oma inimesi siis nii-öelda väljaspoole Eestit ja sealt oli siis neile see nagu teadmine olemas. No aga ma lihtsalt mõtlen, et võib-olla sellele on vähe tähelepanu pööratud, et kui sa nii ütled ka, et tegelikult reklaamitööstusel on olnud nagu ülisuur roll, et ettevõtlus on Eestis üldse arenenud, on ju, just seesama sümbioosis toimimine, et tegelikult on siuke, vaata ka, kui me turundajatega teeme intervjuusid, väga paljud on ju käinud agentuuris ja kliendis vahel, on ju, et noh, et tegelikult see niisugune nagu, ma ütleks siis teadmussiirme on nagu aastate jooksul kogu aeg toiminud, on ju. Ja kui sa ütledki, et algus oli pigem, ma olen ka seda nõus, et tulid rahvusvaheliste kettide kaudu, on ju, et see teadmine rohkem üldse, mis see turundus on, hiljem ega siis ka kodumaistes seda, noh, teadmist ei olnud kuskilt võtta, on ju, see tuli mingis osas, et kus siis keegi oli Coca-Colas või mis iganes töötanud või Pepsicos, eks ole, või HP-s või nii edasi. Et kas sellele on nagu liiga vähe nagu tähelepanu pööratud, et tegelikult see on rolli kandnud ju palju suuremat, kui ta... Jah, ütleme niipidi, et ma ei tea, kas ta sellist eraldi, eks ongi see, et noh, see tähelepanu on ka jälle, siin me ilmselt hiljem mingi hetk, on ju. Aga see oli ka nagu kindlasti väga oluline, et kui me näitlikult nüüd ütleme siis inimene, kes töötas agentuuri poolel, on ju, ja kes olid sellised tublisemad, aktiivsemad agentuurid, sa töötasid ju tegelikult, ütleme ala mingi 15-20 kliendiga. Ehk sa sellest 15-20 kontaktist, kas ta oli rahvusvaheline kohalik, on ju, sa said teed igapäevaselt, ütleme siis nii-öelda, kuidas viisakalt öeldes, mootor tagaosas põles, on ju, mis surus sind nii-öelda edasi, on ju, selle 20 ettevõtte nagu skaalal. Ja siis sul oli ettevõte, kes oli näiteks kohalik ettevõte, seal oli üks ärivaldkond, on ju, ja väike kogus inimesi. Ehk selles mõttes tema know-how'd ei saanudki nagu tulla või tema teadmiste pagasit ei saanud nagu sellise tempo ja laia skaalaga tulla, nagu seda tuli agentuuridesse. Sest sul lihtsalt oli nii-öelda nii palju erinevaid ärisektoreid, nii palju erinevaid kliendivaateid ja kui sul olid mitmed rahvusvahelised, siis samamoodi ütleme, et kui meil oli, no ma ei tea, võtame kalendrikuus, on ju, näiteks mingisugune 10-15 rahvusvahelise teadmistega kohtumist. See tähendab seda, et mitte ainult nii-öelda kohalikud vennad ei olnud laua taga, vaid siis oli nii-öelda erinevate riikide, ehk siis eelkõige olid Euroopa siin mingit USA ja kaugemaid maid meil siin eksisteerinud laua taga. Aga ütleme, erinevatest Euroopa riikidest tulid sul turundusmüügijuhid, ettevõttejuhid, nendega arutasid nagu mida, kuidas teha, on ju, sest ka Baltikum oli meie katta alates 93. aastast, on ju. Et see know-how oli tõesti nagu oluliselt laiem, kiirem ja tugevam ja jah, ma ütleks niimoodi, et ma arvan, et paljud agentuurid on aidanud ettevõtetes väga palju turundusalast teavet. Kuule, Baltikumi sa just mainisid, et kas sinu silmes Baltikum on arenenud ühtlaselt või? Läti, Leedu, Eesti nagu kogu see turundusmaastiku areng selle 30 aasta jooksul? Ei ole, seal on natuke niipidi olnud, et mingil hetkel ütleme siin Eesti oli edumeelsem ja siis tänasel hetkel ma ütleks, et kui me vaatame seda äripilti, on ju, Leedus on oluliselt ägedam kogu nii-öelda selline äritegevus, on ju, ma ei võta seda ainult nagu reklaami, et noh, ma tahakski nagu seda öelda, et taeva kontekstis on ju, et me, või mis iganes me teekord on, et me ei ole olnud nagu ainult reklaami pool, me oleme ikkagi rääkinud tootest, teenusest, väga palju just teenust on, et kuidas seda teenust inimesele üle anda, kuidas seda näidata, kuidas temaga suhelda, et need on olnud nagu, ütleme nagu 3 tulpa on, mis on käinud niimoodi erinevate kõrgustega ja ausalt öeldes Läti on isegi nendest nagu stabiilselt võib-olla nagu kõige tagasihoidlikum olnud. Et Eesti on olnud edumeelne, tänasel hetkel Läti on, või vabandust, Leedu on väga edumeelne on ju. Aga kas see tuleb sellest, et noh, nagu sa ise ütlesid, sinu algus oli ka nagu soomekeelses kirjanduses ja Soome suhetega ja et soomlased tulid meile, eks ole, tõid selle teadmise meile, just on ju, noh, läbi Soome ütleme. Ja nüüd tegelikult Leedu ju loogilises mõttes on kõige suurem nagu rahvaarvu mõttes ja tal on Poola kõrval, eks ole, mis on nagu suur turg ja tollel hetkel ei olnud ka Poola mingisugune väga suur edumeelsus, eks ole, et noh, et nüüd nad on kõik kasvanud ja selge on see, et nad nagu peaks ka arenema ja vaene Läti on siin kahe vahele jäänud, et seda teadussiiret ei ole toimunud ühelt ega teiselt poolt piisavalt. Võib-olla jah, ütleme niimoodi, et mingitel hetkedel on Lätis olnud tugev selline võib-olla nagu ütleme Vene kaubanduse vahendus nagu osa on ju. Aga ütleme jah niipidi, et
Eestis oli nagu, või kui me võtsime kokku Eesti, Läti, Leedu mingitel aegadel, siis ütleme, Eestis oli jah selline nagu, meil oli rohkem rääkida, kui oli lätlastel või leedulastel, mingil hetkel oli nii-öelda leedulastega võrdne rääkida, lätlastega oli võib-olla vähem. Ja täna ma arvan, et kui me räägime siin mingist äritulemuste vaadates, siis Leedu sõidab nagu kõige vingemalt, on ju, siis on Eesti ja Läti, nii et no ma mäletan, võtta su endaga, et kui me Alle Kokki olime ära tulule tulnud, siis oli vaja Leetu minna, Leedus oli mingi päris suur õlletootja seal, eks ole, tahtis meiega rääkida, et kuidas siis asju teha ja et sellest informatsioonist oli ikkagi nii palju puudu, et seal samas laua taga see ütles, et aga mäletad, sa olid juures, ütles mulle, et aga tule ise tegema siia, turundust, et et meil ei ole seda infot umbes, et kui te olete teinud, et see näitas mulle seda, et lihtsalt see tollel hetkel see Eesti lihtsalt nagu läks siukse nagu ees ära, eks ole. Läks jah, et selles mõttes, et nagu ma ütlesin, et eks meile siia tekkisid nii-öelda need Skandinaavia kontaktid ja Skandinaavia suhtlus, mis oli, ütleme nüüd oli nagu võrdsem partnerlus, on ju. Et kes selles äris on olnud, teab, et kui see info tuli nagu Poola poolt, on ju, siis see Poola pool ei olnud nagu sellisest võrdselt arutelu, et seal oli kuidagi arusaamine, et me räägime teile ja tehke nüüd see kõik ära ja tehke see kõik nii-öelda kuidagi odavalt ära ja mingil hetkel oli ju ka selline situatsioon, et kui meil tuli, ütleme näiteks kaubamärk tore hetkel, meil oli Knorr ja Helmats näiteks üks nii-öelda klient, on ju. Et siis Knorril olid tooted, mis tulid Skandinaaviast, olid nii-öelda nagu ühtede maitseomadestuste ja komponentidega ja kui need tooteid hakati tooma siia Poola turult, on ju, siis tuli välja, et need maitseomadused ja komponendid on hoopis teissugused ja millegipärast see, kes ennem ostis sama paki, enam siis nii-öelda seda nagu teise maa pakki ei tahtnud süüa millegipärast, nii et paraku oli niimoodi jah, et sealt poolt ei tulnud võib-olla nagu tugevamat infot. Ehkki hiljem on ju, nagu me teame, kuna turg on väga suur, seal on olemas siis nii-öelda olulised geograafilised partnerile maadena, on ju, et siis need nii-öelda peakontorid ehitati sinna ja mingil hetkel oli seal ka nendel soodsam hinnatase, mõtlen siis tööjõud oli nii-öelda eeldatavasti see madalam tööjõud või igapäevasem tööjõud oli soodsam, kui see oli siin meie piirkonnas. Kuule, miks on öeldud, et 90-ndad olid reklaami kuldajad? Sellepärast, et väga palju olid ettevõtte kommunikatsioonis kaasas ettevõtte omanikud, loojad. Ja nendel ei olnud nagu vaja kellegile midagi raporteerida, karta, et kui nad nagu teevad sellise asja, et mis nüüd siis saab, mis juhtub, äkki keegi ütleb neile midagi halvasti või mitte. Need niisugused võitlejad inimesed, kes ju nagu olid loojad. Nad ei olnud niimoodi, et nad selle ettevõtte kuskilt said ja nii edasi. Plus kindlasti ütleme erinevad regulatsioonid, mis tol ajal olid seaduse regulatsioonid. Ehk vähem regulatsioone, julgem otsustaja, mis veel, palju tegevust, sellepärast, et loodi asju palju, eks ole, jah? Jaa, sellepärast ja ka ütleme nii-öelda turu osa hankimine ja iseenda nii-öelda siis sellest turust välja surumine, esile surumine. Kui täna kellelgi on mingid turuosad siin käes, eks ole, ja töötatakse siis nii-öelda lühiajaliselt või et äsja on saabutud ettevõttesse, ütleme siis müügi ja turunduse peale tegema, et siis see nii-öelda vastutus kooremani ilmselt kutsub alalhoidlikkusele on vist kõige õigem. Küsin ka teiste nagu partneragentuuride kohta, et ma eeldan, et täpselt samasugune sünd toimus nagu suhtekorraldusagentuuride seas, eks ole, üritusturunduse seas, ma ei tea, kuivõrd seda isegi oli ka ju, tehti üritusi, on ju. Et kuidas sa nagu paralleelselt vaatad seda selle 90-ndate lõpus, et me lähme küll edasi kohe, aga et mis seisus need olid? Ütleme nüüd, et PR-agentuurid olid, või need, kes siis nagu loodi, olid väga meeldivad partnerid, ka meile väga meeldivad partnerid, ka täna on need. Aga ütleme niimoodi, et nende asi oligi nii-öelda suhtekorraldus kui selline, ja täna üritatakse ikkagi nagu olla siis nagu väga mitmetes teistes valdkondades ka sees, on ju. Ehk nemad, ütleme tookord ju jällegi, eks ole, kui tänastes aegades, see on hästi huvitav, me siin vahest nagu ei mõtled, kellega sa räägid, et kellele sa mida saad öelda, seda ei tea, ta ei mäleta, tema elus oli olnudki sellist asja, nagu meil oli. Et tol ajal ju olid nii-öelda kanalid teistsugused, ehk päriselt oli olemas on ju ajaleht,
ja toimetus otsustas, mida ta sinna nii-öelda avaldab või mida ta ei avalda, ajakirjanikud olid väga nii-öelda hästi informeeritud ja ütleme siis väga professionaalsed, on ju, ei pidanud tootma ilmselt sellises koguses infot ja uudiseid nagu täna, suht kontrollimatult välja paisatakse, on ju. Ehk siin öelda see suhe meediaga ja meediakanaleid oli siis valitult ja tugevamalt, on ju, kohalike meediakanaleid. Et PR-il oli seal nagu väga palju tööd teha, on ju. Et oligi suhete hoidmine tegelikult. Jaa, seal sa pididki ju päriselt nii-öelda ajakirjanikule rääkima nagu asjalikku juttu, on ju. Sest ajakirjanik nagu sai aru, millega ta reeglina nagu tegeleb, on ju, ja ütleme siis ajakirjandus kui selline oli siis nagu ütleme nii-öelda kontrollitud kanalist tuli välja, täna saab igaüks oma nii-öelda infot avaldada erinevatel platvormidel ja see virvarr on hästi lai, on ju. Et tookord, kuna see meedia oli kontrollitum ja kitsam, on ju, siis see sisu pidi tõesti olema hea ja väärtuslik. Ja seda väärtustati ka iseenesest ja jällegi on ju ettevõtted ju päriselt ka lõid nii-öelda uudseid asju, sest turg oli ju suht tühi oma olemas. No ja nagu sa ütlesid, et kui omanikud otsustasid, eks ole, reklaamiagentuuri juures asjade üle, eks ole, missugused kampaaniad võiks tulla või see nägu olla, siis suhtekorralduses oli sama asi, et nad ju suhted korraldasid nende omanike nägude poolt ja selle oligi võib-olla selline nagu huvitavam, eks ole, kõikide jaoks. Kindlasti. Ütle mulle, mis 2000-ndal muutus versus 90-ndatel, et kui sa nagu võtad selle 10 seal kokku, eks ole, 10 aastat läks edasi, mis see pilt siis tegi? No ütleme, et kuna ettevõtted ja struktuurid kasvasid, siis tekkisid samad nii-öelda need mitmed kihid, et omanikud tegelesid siis oma nii-öelda äriettevõtlusega ja vahele tekkis erinevaid siis nii-öelda reklaami ja turunduse poolega tegelevaid inimesi. Ma ei tea, kas nüüd otseselt nüüd turundusjuhtideks sai kohe kõike nimetada, et seda võib küll öelda, et tinglikult turundusjuhid. Osades ettevõttes olid need nagu väga tublid ja tugevad, ehk neil olid nii-öelda väga selged ja arusaadavad koostöökontaktid oma omanike ja juhtkonnaga. Ja palju oli inimesi siis, kes tekkisid, kuidas ma ütlen siis nii-öelda ettevõtte seest keegi, et kuule, et selline valdkond on ju, ole hea tegele. Samas ütleks jälle niipidi, et jällegi kuna tööpõld oli nagu lai, on ju, saavutada oli palju, vaja saavutada oli palju ettevõtetel, siis tegelikult seal 2000-tas, see regulatsioonid ja muud asjad tekkisid meile ka ju järjest juurde, on ju. Aga iseenesest ma isegi ütleks niimoodi, et seal 2000-ndate alguses enne nii-öelda majanduskriisi, mis seal kuskil 2007-2008 kandis tiirles, et tegelikult ettevõtetes olid päris tugevad turundusinimesed, keda sa siin paljusid nimeliselt ka ilmselt tead, et kes on liikunud erinevate ettevõtete vahel. Et see oli tegelikult päris nagu tugev kaader, kellega tööd teha, sellepärast, et nad olid ise tugevasti õppinud, nad olid turul kõvasti arenenud, ettevõtte juhtkonnad neid reeglina usaldasid, siis nad olid kõik sealt siis ütleme nii-öelda mingi 95, 6, 7 nii-öelda üles kasvanud, on ju. Et see oli tegelikult siuke täitsa tugev, aga siis kui nii-öelda ütleme see 2000-ndatel mingil hetkel nagu kriis ettevõttes sisse lõi ja tõmmati igasuguseid kulusid ja muid asju kokku, on ju, siis nii-öelda hästi tasustatud ja tugevad turundusjuhid vajusid ettevõtetest nii-öelda nagu välja või need siis liigutati välja, kuna mingil hetkel tundus, et asjad toimivad ja saame ise hakkama. Ja ütleme nüüd, et see võib-olla lammutaski korra selle ära lihtsalt, et tugevad turundusjuhid kadusid ausalt öeldes nagu ettevõtetes korraks ära. Ühesõnaga, tegelikult kui sa nii räägid, siis kui 90-ndatel vedas sellist nagu edasiminekut see sama omanik koos reklaamiagentuuri ja nende teiste agentuuridega, eks ole, koos tehti palju, on ju, hästi julged olid, nagu sa ise ütlesid, turuosade hõivamised, siuke, sa pididki nagu kiiresti tegutsema. Et siis 2000 ennem seda kriisi oli mõnes mõttes selline nagu professionaalse turundaja tekkimine sinna vahekihina, kellel ikkagi veel nautis seda samat tugevat omaniku toetust, on omanik teades, mis nagu teda seal ees ootab, on ju. Aga sina agentuurina said professionaalsema nagu partneri endale igapäevaseks tegemiseks, on ju, valdkonnas.
toimumas, on see nagu õige? Ma sain inimese, kes ütleme nii, et ei pabla, ei värisenud oma töökoha pärast. Ja ta tegi ikkagi selles mõttes 2000, ütleme ennem kriisi ikkagi olid veel ka suhteliselt julged tegevused, on ju, et see ei olnud niuke nagu tagasihoidlik. No nüüd kriis toimus ära, on ju, mis siis nagu 2010 ja edasi see kuni 20, eks ole, mis seal vahel siis toimus sinu vaatest? No ütleme nüüd, et ma praegu peaks mingid annaale siin kuskil lappama, et mõni detailselt. Aga ma mõtlen nagu trendina, mis su tunnetus oli, küsimus ei olegi selles, mis nagu konkreetsete asjadega, et noh, et kui me nagu nägime, et seal ja siis sa ütlesid, mingis osas läksid nagu need julged turundusjuhid nagu põhjendatult või mitte teisi ameteid pidama, on ju. Jah, ütleme nüüd, et paljud neist liikusid korra nagu laiali, et paljusid nimesid me siin ei näe, aga mingil hetkel ju, mitte mingil hetkel, vaid maailm on ju kogu aeg muutunud, on tulnud igasugused vastutustundlikkusi ja selliseid õrnemaid ja äkki ei tea, äkki teeme kellelegi liiga ja et kas niimoodi on ikka ilus, ütleme, et nagu sellist alalhoidlikkust tekkis või? Jaa, aga see isegi alati ei olnud nagu põhjendatud, et ütleme niipidi, et turunduses sa ju pead olema teistest ees. Lihtsalt nagu turunduse loogika, vähemalt see, ütleme nüüd, see maailm, kus mina olen oma klientidega olnud, vahele tuleb öelda, et meie kliendid on ju turuliidrid, on ju, ja mitte ainult Eestis, vaid ka teistel turgudel, et sa pead olema kogu aeg teistest ees, et sa ei saa olla nagu, ütleme, et hakkame jooksma on ju koos ja siis mõtled, et nüüd staripauk käis ja äkki keegi solvub, kui ma nagu esimesena pukkidelt püsti tõusen või kui ma nüüd olen nendest nagu, ütleme, pikalt ees, et äkki nad siis nagu järgmine kord ei tule minuga jooksma või et sa ei saa nagu, ütleme, joosta täie hooga vaadates selja taha, on ju, või tagurpidi ka ei saa joosta, on ju, et võidu nimel. Et selline, ütleme siis nüüd, osad on ju, vaatasid väga jõuliselt ette, aga tekkis selline nagu mitte valdkond, vaid tekkis minu arust suur hulk selliseid inimesi, kes siis nagu vaatasid ikkagi, mis keegi vasakul teeb ja mis keegi paremal teeb ja et kas on ikka õige, kui ma nüüd siin üksinda mingi sellise otsuse vastan, ehk sellist näölda nagu otsustamise hirmu. Ma ei tea, kas on ettevaatlikkus, minu arust oli see isegi austusest nagu hirm, on ju. Mitte see, et sa nagu vaatad konstantselt, mis tehakse turunduse ja müügi valdkonnas rahvusvaheliselt. Mis see maksimum, mis sa nagu saavutada saad, on ju. Et seda nagu maksimumi ei juletud teostada, sellepärast, et kardeti olla siis nagu iseseisvad otsustajad, et see nagu see otsustusjulgus kadus ära. Mina nagu mõtlen seda oma kogemusele tuginedes samamoodi, et kui see omanik oli veel kaasas 90, 2000 ja tegelikult ka 2000 nagu ma ei tea, kuidas seda öeldakse, kümnendid nagu seal alguses on ju, et siis seda julgust veel oli ja mingi moment sealt keskelt, eks ole, juhtus selline asi, et ka osad omanikud, eriti rahvusvahelised, kes olid juba suured asjad, hakkasid kartma, et neil on rohkem kaotada kui võita. Ja siis tõmmati õudselt tagasi, et ei, ärme nagu tee, on ju, et oleme konservatiivsemad, on ju, teeme selliseid tavalisi asju. Ja me oleme mõnes mõttes, minu meelest purjetanud selle sama ajastuga siiamaani, on ju. Ja eriti ma vaatasin siin viimased ajad, on ju, need kõik, mis nimetasid, olid ka õiged, eks ole, et ärme kellelegi nagu tee liiga ja nii edasi. Aga et kommunikatsiooni inimeste toomine üha rohkem turunduspositsioonidele, eks ole, on ju. Et minule ütleb see seda, et et hoiame, on ju, et vaatame, et jumala eest mingi asi käest ära ei lähe, et sina tead, on ju, et see on nagu tähtis. Et mul on niuke tunne, et me oleme nagu praegu sellises nagu hästi tasases ajastus, et teeme vähem asju. Ja ärme väga silma paista, sest et see võib tähendada meile probleeme ja potentsiaalselt, kuna vaata nüüd enam omanikud väga üldse ei tegutse, ongi kõik tegevjuhid ka palgalised, siis keegi ei taha riskida oma nagu sissetulekuga. On see nagu õiglane või? Mina ütleks, et jah, meil on öelda suur kogus, me ei saa seda üldistada nagu alati kõigile, on ju. Et need, kes kuulavad ja mõtlevad enda peale, et kõigile ei kehti, on ju. Aga väga palju on tõesti, nagu sa ütlesid seda, on, et on öelda palgaline, ütleme siis palgalised kihid ja nende jaoks on see nende öelda elu, töö ja sissetulek, on ju. Ja nad ei saa otsustada, et kuule, et kui ma nüüd, ma ei tea, näitlikult kaotan 10 000, 100 000 miljoni, on ju, et ma võtan selle riski. Ta ei saa neid riske võtta. Ja ta isegi mingil hetkel ei lähe nii-öelda sellist riskantset nagu
projekti või nii-öelda, ütleme siis nii-öelda nagu põhjendatud, hästi põhjendatud sammu on ju, ta ei lähegi üldse seda nagu tegema, kui tal endal nii-öelda turvaline ei ole olla, on ju, et nad neid tugevaid riske ei võta. Vaata, Hando Sinisalu just ütles, et ta teeb oma password'is, ta vaatab, et sisuliselt on saalis juba 3. generatsioon tema vaatest, on ju. Kas sa tunnetad ka neid generatsioonide vahetusi, et nüüd on 3., kes on nagu noorem, et sulle see ühisosa mitte nagu turunduslikus mõttes ei ole, aga noh, see taust on sul nii palju erinev, et sa tuled kuskilt Nõukogude Liidust, nad on ainult ajalooraamatust seda lugenud, on ju, et seda nagu, kuidas siis sellist nagu keelt, ühist keelt leida, on sul lihtne või? Ikka on, et mis lihtsalt mingisugusel hetkel on võib-olla, ütleme need, kes on kaua olnud turunduses, see ei ole ainult mina, need on ka ju ettevõtete turundusjuhid, kes või omanikud ka on ju, kes võtavad endale nii-öelda inimesi tööle, et sa saad aru, et tal on nagu, ütleme niimoodi, noh, kui sinu see infopagas on ju, või see kogemus, see ei ole isegi, ma ei taha öelda, et see on nagu kogemus on ju, sest et on lihtsalt nagu selline, mõtlen, kuidas seda oleks nagu hea sõnastada, et sa oled nagu läbi teinud hulga protsesse ja mingitest protsessidest sa saad aru, et mis osa sellest protsessist on nagu asjalik, mis osa sellest protsessist on efektiivne ja mis osa sellest protsessist on siuke nagu tulu toov ja tõenäoliselt nagu võitu pakkev, on ju. Sul on nagu need hästi nii-öelda erinevaid nii-öelda case studies'id või siis need nii-öelda nagu lugusid on ju, ettevõtte mudeleid ja vorme ja tooteid ja teenuseid on ju. Ja kui sa nüüd nagu hakkad nendega rääkima, siis sa pead nagu hästi nagu selektiivselt nagu mõtlema, et noh, sama sa ei saa öelda, et okei, vaata, et siin on ju see kaotas nii palju või naa palju on ju, sest ta ei tea. Noh, ma toon just näitan, et meil on üks väga suur juhti telekommunikatsiooni ettevõte, kellesse kunagi ka tuli üks nii-öelda väga sartne ja tubli nii-öelda turundusinimene on ju, see vahetus, see üks positsioon, sealt läksid ära sellised, ütleme siis pikaajaliselt ettevõttes olnud inimesed ja tuli uus inimene, kellel siis nii-öelda põles on uutest ideedest ja tolleaegse raha järgi, äkki ma ei mäletaks, see olid kroonid ikka vist minu mälu järgi, siis me lihtsalt nagu ütleme siis nii-öelda väikse nagu seltskonnaga agentuuris arvutasime kokku, et ta lihtsalt põletas tolle aja kohta mingi, ütleme, üle 8 miljoni krooni lihtsalt nii-öelda nagu selles hasardis ära on ju. Mis ta oleks nii-öelda, noh, ütleme, et ta oleks võinud lihtsalt vestelda, konsulteerida, aga no see teeme, ei, ma tean, ma teen, on ju, ma lendan. Et ma ei tea, nüüd korra sellest küsimusest lendasin vist korra nagu mööda, aga ütleme jah, et see, mis lihtsalt tänasel hetkel selle nagu ütleme uuemate sisenenud inimestega on, et nad tegelikult mingil hetkel peaksid seda, ütleme, nagu turunduse tulemuslikkuse kihte ise nii-öelda õppima, otsima ja need, kes on pikaajaliselt olnud, nende käest korra kuulama. Enne kui sa võtad vastu otsuse, et ma ei kuula, ma teen, et nagu point nagu korraks, et oota, kuula, vestle, mõtle ja siis tee on. Et me praegu ka mingitel hetkedel osades, ütleme, ettevõtetes või noh, turul on ju, ma näen sellist nii-öelda tegemise hasarti, aga kus juba saad aru, et kuulge sõbrad, et noh, juba tõmbate tikke, panete otsast lihtsalt raha põlema, et sellel ei ole mõtet, et see koht lihtsalt võib olla mingitel hetkedel osadega, mitte kõigiga, aga osade ettevõtetega, et see, mul on idee, ma tahan väga teha, see soov on nii suur, on ju, aga tegelikult, kui sul on turul olemas nagu praktika, siis kuula, vaata, õpi on ju ja ära pane kohe jooksu. Vaata, no see on ka üks põhjus, miks me neid podcast'e teeme on ju, see sama nagu, selle sama teadmiste nagu läbi rääkimine, mis on see, kas seal ei ole natuke jällegi, mis mul on tekkinud tunne rääkides, eks ole, nende samade turundusjuhtidega, noortematega ja sina ka ju kohtud nendega,
et kas ei ole üleüldine see, et vaata, kuna meedia tarbimine, neil on ka kiire, neil on kõik asjad nagu kiire, on ju, et nad nagu, ma ei taha nüüd ka teha liiga, et võib-olla ei süvene nii palju, aga neil on nagu tunnetus, et liigume. Ja võikski öelda, et noh, me ka 90-ndatel olime nii, on ju, aga siis liikusid kõik kaasa, vaata seal oli ja seda teadmiste pagasit ei olnud kõikidel ka liiga palju, ehk meil ei olnud, noh, me ühiselt tegime täpselt sama vigu, eks ole, on ju. Aga praegu on see juba, noh, praktiliselt 30 aastat seda teadmist olnud turul, et tegelikult ikkagi paljud ettevõtted on suhteliselt hästi nagu asjad teinud ja kui sa nüüd liigud niisugused nagu mõtlemata kiirelt edasi, vaata siis sa küll põletad raha. Ma ise olen nagu oma peas nagu niimoodi mõelnud seda, on ju. Miks see võib-olla ei ole hea, mis praegu nagu toimub, on ju? Noh, on nii-öelda erinevaid nüansse, on ju, et mingitel asjadel, see on jälle see, nagu, see praktiline pool on ja see ei ole ainult nagu meie, on ju, et mingitel hetkedel, kui me ka istume ja vestleme, kui räägime ettevõtetest, kes on nagu rahvusvaheliselt, noh, alati on uute äride ettevõtted, on ju, kes nii-öelda vanematest ettevõttest sõidavad üle, on ju, et ja teevad asju nii-öelda teises kõubis, on ju. Aga sõltub jälle, et mis äri see on ju. Et ja nendes mingites ärides istuvad ikkagi laua taha ka meile mingitel hetkedel, ka minust veel mingid 10-15 aastat vanemad inimesed, on ju. Ja kui sa nendega nagu vestled ja nad on väga edukad, on ju, sa saad aru täpselt sama, on ju, et ta selles nii-öelda praktika kihis, on ju, suudab nagu suured ämbrid välja sõelud, on ju, ja ta ei jäta kunagi vahele innovatsiooni, on ju. Aga mingitel hetkedel ilmselt võib-olla on see kujutelm osades kohtades, on ju, et neil on uus mõte, see on suurepärane innovatiivne mõte, on ju, aga kui sa oled selles äris palju olnud, siis tõsiasi on see, et nii nagu ka ütleme moes oma olemuses, on ju. See on mingi umbes 30-aastane ketas või ma ei tea 23 aasta, ütleme 20 ja 30 aasta vahel selline ketas, mis ka moes käib, on ju. Et kui mingil hetkel keegi tuleb, ütleme siis uute riietega, ütleb, issand, vaata kui ägedad lõiked siin, ma ei tea, vahet ei ole, on ju, teksapüks on kõrgem või madalam ja säär on lai või mitte, on ju, noh siis sorry, mude, kes on minust veel vanem, on ju, mingisugune a la 6 aastat, on ju, ja ma mäletan, ta nagu kooli ajal käis nende riietega, on ju, et siin ei ole midagi uut nagu. Ja sama ka nagu turunduses mingil hetkel, et inimese see baasolemus on ju, mida ta nagu, noh, kuidas inimene oma emotsioonidega töötab, on ju, kus tal need draamad on, kus tal need rõõmud on, mis tal need vajadused on ju. Need asjad on ju need, mille pealt me nagu inimesega suhtleme. Ja see, kas me näitame talle mingit asju ühe tehnilise vahendise läbi või teise läbi, on ju, need baasasjad on ju, kuidas inimene töötab, et see, noh, see ei ole nagu nii revolutsiooniliselt. Aga vaata, ma olen ühte asja veel mõelnud, et see sama 90-ndatel, kui me vaatasime siis nagu suurkorporatsioone väljaspool ja isegi ainult agentuurid olid ka ju meeletult suured välismaal, eks ole, ja siis öeldi, et noh, et no, kuna ma käisin ise seal SaaS-i väljaõppel, kus sa mind saatsid, mille üle mul on noh, tohutult hea meel, sest see andis mulle karjääril hästi palju juurde. Ma vahele ütlen, et see on meie vahel võib-olla korra, aga täna on Ukraina, eks ole, ja Andrei Fjodorovi, sa mäletad ilmselt, kellega te koos olite seal. Ja Andrei on täna vaieldamatult Ukraina nii-öelda siis esiturundaja number 1, on ju, 400 000 inimest on tema igapäevase videoblogi jälgijaid ja noh, selles mõttes nagu nii, et ei, ma mäletan seda muidugi. Et see mõist olite nagu äge kaader kaheks. Aga ma lihtsalt mõtlen, tema oli muidugi omaette nagu karakter, nagu sina ütlesid omal ajal, läksid Soome sellise suure kohvriga, eks ole, tema samasugune ülikond seljas hall, tead, Ukrainast tuli meil kõik suhteliselt tavaliselt. See oli niisugune nagu naljaks olukord. Aga mis ma tahtsin öelda oli see, et me mäletame, et meile räägiti seda, et noh, et kui sa tuled sisse, oli nagu põhimõtteliselt projektijuhi assistent ja assistent oligi see, kes käis koopiamasinas juures ja kopeeris asju, et noh, et see sa nagu ikkagi protsessi midagi nagu mõjutada ei saanud ja see oli pikalt ja siis nagu hierarhilised loogikad, et siis sa said projektijuhiks ja sa said projekti näiteks mingi valdkonna direktoriks, et see oligi niisugune karjäär ja sama oli nagu turundajatel, on ju. See oli õppimisteekond tegelikult, just. Mitte keegi ei tahtnud sulle liiga teha, on ju, solvata sinu teadmisi, mitte hinnata, on ju. Aga täna ma olen nõus, et noh, päris enam neid loosungid me ei näe, on ju, 6 kuuga trollijuhiks, on ju. Ja, aga ma lihtsalt mõtlengi seda, et vaata, mis on meie eripära on see, et meil on väike riik ja meil on õhukesed organisatsioonid, on ju, et meil lihtsalt ei ole hierarhiliselt võimalik sinna palgata neid erinevaid
kihte, eks ole, on ju. Ja mis tähendabki seda, et tegelikult noh, et kui turunduses, noh, mis me tegime uuringu ju jälle, eks ole, et noh, et valdav osa on meil 1, 2, 3 inimestega turundustiimid. Noh, neid suuri on nagu, ehk mis hierarhiasse seal see rääkida, seal ei ole, et põhimõtteliselt on see, et vana turundust läheb ära, tuleb uus noor mingi või siis oli assistent, pannakse kohe sinna, on ju. Ja ma mõtlengi seda, et sellist nagu, meil ei saagi olema sellist klassikalist nagu kasvamist, on ju. Et sa oled minu all siin, oled pikalt ja siis nagu õpid selle ettevõtte ära ja siis nagu tuled, et noh, natuke ettevõtte omavahelist nagu liikumist on, seda küll, on ju. Ja nüüd, mida ma kõrvalt vaatan, on see, et vähemalt, on ju, läänes on saanud nagu mingite suurte asjade juures olla, et kui tehakse suuri asju, on ju. Ja minu meelest on nüüd natuke olnud see, et kuna meie omal ajal saime palju asju teha, siis ja nüüd pikalt ei saadud, siis nagu kiheletakse, et midagi ma peaks tegema. Ja nüüd otsitakse neid viise, kuidas saab teha ja noh, näiteks see sama, ma ei tea, sotsiaalmeedia digi nagu tulek mingis osas võimaldab mingid kiireid asju teha. Kas need on vajalikud, on hoopis teine küsimus, aga nad saavad midagi teha. Ma ei tea, kuidas sa seda nagu tunned? No ütleme, et see on jälle on, et see on see, mida ma oma praktikas võtan, on, et ärisektorid on väga erinevad. Osades ärisektorites on neid mitmeid kihte, on, ja need on asjalikud. Osad sektorid on, kus neid mitmeid kihte pole vaja, on, kus saab teha väiksema struktuuriga. On. Osa on minu arvates sellised ettevõtted, kellel ei ole mõtet seda know-how'd enda sisse proovida nagu kuhjata, sellepärast et see inimene, kes nagu tegeleb ütleme, mingi 4-5 erineva ärisektoriga või ettevõtetega, on, sa saad sealt tulga parema tulemuse sama rahaga, on, kui siis ütleme, keegi istub sinu ettevõttes. Sa räägid nagu agentuuri või keegi partneri mõistes nagu, jah? Jaa, et ma ei tea, kas see nüüd siin on agentuur, ükskõik, kes ta seal on, aga ütleme nüüd, et selle ettevõtte sees on, sul ei ole sellele nii-öelda turunduse osakonnale, müük võiks olla eraldi, aga samas mõned on ju, eks ole, turunduse müük on koos kõik, et sul ei ole sellele inimesele seal ütleme nii palju tööd ja tegemist anda, et ta oma sektoris suudaks päriselt või siis nii-öelda, et ta õpiks turunduse ja müügisektoris midagi juurde. Ta käib oma suht nii-öelda kitsast koridori, on ju, tema toote parandamine, müük, kliendi suhtlus, on ju, et ta käib nagu väiksel territooriumil ja ta ei saa seal tegelikult nagu ausalt öeldes areneda ja tahad tunnistada seda või mitte, on ju, aga ta tegelikult ujub selles nii-öelda samas basseinis edasi-tagasi, on ju, 25 meetri otsaga ja teda ei sega nii-öelda need 8-realised basseinid, on ju, 50 meetrist. Et need selles mõttes on niipidi, et osades kohtades nad on nagu ütleme siis nii-öelda sellisest nagu tegemissoovis, on ju, ja samas infot liiga palju ei ole kõrvalt ja see on ettevõttele natuke kahjulik. Sellest ma saan aru, aga ma ütlengi, et lääne nagu suurus, turgude suurus, ettevõtete suurus nagu võimaldab neid siukseid nagu, mina ütleks garantide hoidjaid, eks ole, kes nagu seda vanat teadnud, kuule, see on sama asi, on ju, et tunned me ära. Ja nüüd ma mõtlen 2 asja, mis meil puudub. Et Erik Sakov, eks ole, kes tegeleb praegu nagu nõukogu liikmete sellise koolitamisega ja juhendamisega, hästi rääkis sellest ka, on ju. Ma ei näe nagu seda, et meil nõukogu tasandile üleliia palju tuuakse vanat turundusteadmist. Tuuakse nagu majandusteadmist, eks ole küll, aga turundusteadmist justkui nagu ei tooda. See on nagu üks asi. Ja teine asi on see, et meil ei eksisteeri, sa küll ütled, et eks ole, te olete ka nagu turundusagentuur, aga klassikalises mõttes turunduskonsultatsiooni agentuur ei ole kunagi eksisteerinud ja ei eksisteeri, on ju. Ja ma olen proovinud aru saada, miks. Sest läänes on see tavapärane, et need samad vanad tegijad, kogemustega tegijad tulevad, panevad spundi kokku, on ju, ja tuleb, väga mõistlik, on ju, jah. Et miks ta siis ei eksisteeri ja omaniku tasand, juhi tasand on mulle siis öelnud vastu, et et aga miks ma siis palkan neid endale nagu turundusinimesi, et mis ma pean veel siis, et vaata agentuur vähemalt teeb midagi sulle ära, et need niisama räägivad. No ei pruugi, ütleme see, et nad alati niisama räägivad, on ju. Et kindlasti on seal üks koht on alati ka nii-öelda see hinnajoon, on ju. Et ei tahaks ju ka, ütleme nii-öelda, ja ei ole soov tasuta jagada kellegile teadmisi selleks, et ütleme siis, tema äri kasvab, on ju, ja siis sina said mille nagu rääkimise rõõmu. Et see nagu, ütleme nüüd, et see ei ole ka nagu hea teema, on ju. Et mingitel hetkel hinnatakse, et see on äkki liiga kallis. Aga tegelikult ma arvan, et selline nii-öelda pikaajalise professionaalse turundaja mingiks perioodiks kaasamine
see on puhas rahaline võit ettevõttele. Just nimelt nagu sa ütlesid, on ju, selleks, et sellises nii-öelda hasardis ja info mitte omamises vastu võetud otsused, on ju, oleksid ettevõttele rahaliselt kasulikumad, on ju. Praegu ikkagi põletatakse lihtsalt raha päris kõvasti. Sellepärast ma olengi suga nagu nõus, et ma mõtlengi, et me ei saa ennast veel väga küpseks turuks üldse nimetada, sellepärast, et meil ei ole tekkinud seda praktikat. Esiteks, et meil tekib professionaalsed, täpselt nagu suhtekorraldusagentuurid on, nagu reklaamiagentuurid, mitte ühest inimesest koosnev konsultant, on ju, vaid tõesti see teadmiste pagas oleks seal suurem, see tulevad sisse ja vaatavad asjale peale. Ja see maksabki, aga see maksab tegelikult ülivähe, arvestades nende otsuste kaalukust, eks ole. Ja ma olen sellega nõus. Ja seal meil on kuidagi, ma ise loodan väga, et kuidagi ma ei tea, et võiks ka seal midagi ära teha, et see on natukene selline mindseti muutmine, eks ole, et miks seda nagu vaja on ja kuhu me sellega peaks nagu purjetama. Ma ei tea, kas me jõuame sinna kunagi, on ju. Ma selles mõttes seda poolt, nagu sa ütlesid, et ma seda poolt nagu täiendaks ja soovitaks, või mitte soovitaks, on vale sõna öelda, aga reaalsus on jah mingitel hetkedel, et kui ma loen siis nii-öelda meediasse jõudnud artikleid, on ju, intervjuusid on vähem, on ju, aga pigem on üks artikli pooled, sest nad on nagu kontrollitumad, on ju, nendesse saab nagu rohkem kokku pigistada ja seal ei saa küsimusi vastu esitada, on ju. Et on väga suurte lubadustega väga väikseid punte ilma reaalse töö tegemiseta või äriliselt heade tulemustega. Neil ei ole nii-öelda taustal nagu ütleme ei tulemusi, ei ajalugu, ei inimesi. On suured lubadused, on ju. On sellised, ma ei tea, üks inimest on ju, vahest on see, et ma vaatan, teen kodulehe lahti, on ju, et näed, me siin teeme kõiki teenuseid ja ütleme niimoodi, otsast lõpuni kõik asjad teeme ära, on ju, siis ma teen äriregistri lahti ja siis vaatan, et seal on 2 inimest tööl, on ju, eelmine aasta oli 1 inimene tööl, pildi peal on 7 inimest, on ju, mis on siis lihtsalt ütleme siis viisakalt öeldes selline sõprade kamp, on ju. Käivet ka nagu ei ole sellist, et sul oleks mingisugust, ütleme siis nagu praktikat, praktika saab ju tulla teenuste baasilt, mis sa teed. Aga lubadus on nagu jube kõva, on ju. Ja kui nüüd ettevõtte nagu selliste partneritega toimetab, on ju, see ongi, et väga meeldiv inimene, Tori rääkis, kõik on nagu okei, on ju. Ja siis nagu sa ütlesid, et selle asemel, et võib-olla korra nagu mingis etapis nagu siis endale nagu võtta seda nagu professionaalset nagu nõuannet kõrvale, on ju, et vaataks üle, et kas see asi siis nagu on okei, või siis pöörduda siis ütleme selle poole, kellel sa näed nagu, et on see nagu tööde portfoolio või siis tulemuste portfoolio tema klientidel on olemas, on ju, et seda nagu välditakse ja kindlasti seda väldib ka veel ütleme siis nii-öelda noorem või äsja sisenenud turundusjuht, et ta nagu võib-olla tal on nagu tunne, et kas tema nagu teadmised või oskused seatakse kahtluse alla, on ju, tegelikult keegi ei taha midagi kahtluse alla seada, on ju, tegelikult tahetakse nagu reaalselt ju koostöös saada nagu head tulemust. Ja see kartus, ma arvan, suhelda, et ma nüüd jään häbisse või minu tänased teadmised ei ole nii suured ja ma tunnen ennast ebamugavalt. Et ma arvan, et see on selline põhjendamatu kartus, aga see ettevõtetele toob päris palju nagu rahalist hädaviletsust, ma arvan, nad saaksid palju tulemuslikum. See on väga hea, et sa selle välja tõid jällegi, miks teeme neid podcast'e, et ma võtan välimeedia nagu pulkadeks lahti, et sa ei pruugi olla selle kõikide asjadega kursis, kui sa oled turundusjuht alles tulnud, on ju, sa ei taha öelda ka, et sa ei ole. Ja siis võib see asi lõppeda sellega, et isegi kui sul seda välimeediat on vaja, siis sa ei tegele sellega, sellepärast sa ei saa sellest aru ja sa ei taha panna ennast sinna olukorda. Ja see, mida sa ütled, on ka jumalast õige, et ma kujutan ette, et kui tuleb nüüd noorema poolne, eks ole, teatud kogemustega, ta sai just rolli, eks ole, ta peab hakkama valdkonna eest vastutama ja nüüd sina oled vastas. No see võid olla kohutav, iseenesest sa oled meeldiv inimene ja kõik on hea, aga ta kardab võib-olla sellega, et ta ei oska sulle vastata. Inimene psühholoogist ei taha nagu ennast rolli olukorda panna ja tal on lihtsam minna, eks ole, sinuke, kus on väike kogemus on ju ka, on ju, ja arutavad ja siis ta saab olla selles rollis, on ju, ja see mõte ongi tegelikult, et saaks sellest üle, on ju, tuleks pigem see teadmine vastu võtta turult, mis on, mina, kui ma oleks
eks ole, täna noor, siis ma läheks just kõige kogenumate juurde, eks ole, noh, võid ka nooremaid sealt võtta ja päeva lõpuks on teil ju agentuurides ka noori inimesed, see ei ole nagu üldse küsimus. Otse loomulikult, meil on 20, ütleme nüüd 23 äkki on kõige noorem hetkel. Tahan ka seda öelda, et loomulikult, kui ma nüüd võtan inimese, kui me räägime nagu enda struktuurist, kui võtame inimese sisse tööle ja me paneme ta tegelema ettevõtte või millegiga, siis jah, et ma ei tee seda, et lihtsalt ütleme niimoodi, et ta on nii tore inimene ja nii entusiastlik ja nagu nii nii-öelda suure saavutamisvajadusega, on ju, et ma ikkagi soovin, et klient selle nii-öelda teenuse eest, mida me anname, on ju, saab endale efektiivse tulemuse, on ju. Et meil on see miks neid inimesi seal vastas, on ju. Ja noh, kui ma võtan enda nii-öelda agentuuri poolest, siis see põhituumik, mida, ütleme, tuumik on seal umbes 10, on ju, ja siis on inimesi lisaks, on ju, et ongi reaalselt 25-30 aastat, on ju. Ja see ei ole see teema, et seal istuvad siis, ütleme nii-öelda need vanurid, kes praevad oma nagu mõnus, on ju, kuidagi ja teadmistes, vaid miks see on nagu hea, on ju. Noh, nagu ma ütlesin, on ju, et kui keegi tuleb hasartse uue ideega, et see on nii-öelda nii uus, siis kui see on uus, siis jaa, me saame aru ja me teame, mis asi on uus, on ju. Aga kui see on nii-öelda nagu ütleme, et ebaefektiivne vana, on ju, et siis me nagu vestleme selle üle. Me ei tõmba kedagi nii-öelda alla, on ju, et ära tee seda, vaid me lihtsalt nii-öelda saame läbi käia selle tee, et vaata, millised, äkki ongi siuke õige väljend nagu, noh, meditsiinis on tore, tüsistused, on ju, et nii-öelda milliseid nagu tüsistusi see tegevus võib sulle nagu tuua, on ju. Et sa teaksid seda lihtsalt, et sa ei lähe nagu lihtsalt, ütleme nii-öelda nagu selle põhjendamatu hasardiga tegema, aga üks asi, kui sa ütlesid ennem, et tahetakse teha ja ollakse rõõmsad ja kõik muu, on ju, ja korra puudutasid seda sotsiaalmeedia poolt, on ju, see on sama asi, et ma näen seda nii-öelda tegemise hasarti, et ma saan teha, ma saan avaldada, on ju, ja siis ma vaatan seal nii-öelda nagu reaalseid siis, ütleme siis engagement, on ju, või kaasatuse numbreid, on ju, et mingisugune olematu number like, on ju, olematu number vaatamisi, aga me saime odavalt, on ju. Noh, sorry selles mõttes, et see ei ole nagu point, et kui sa saad odavalt, aga seda kedagi ei huvita, on ju, ja see ei levi oma olemuses, on ju. Aga see ise tegemise nagu rõõm on nii suur, on ju, ja see on kunagi nüüd hüppan palju aastat tagasi, kui sotsiaalmeedia alles nii-öelda tekkis, on ju, siis me olime esimesed, kes võtsid siis tööle 3 inimest endale, on ju. Kui oli fännide tagaajamine? Jaa, selles mõttes, jah, ütleme, noh, teet on see, et kui sotsiaalmeedia nii-öelda algas oma olemuses, on ju, eelkõige siis Facebook tegelikult, et võtsime, inimesed tegid postitused, tulid meie juurde, mitte meie juurde, noh, kontori sees, on ju, et postitasime ära, nii äge, on ju, terve tulk kihab, kõik kommenteerivad, on ju, ma ütlesin, okei, palju siis kommenteerib, on ju, oi, meil on seal juba 30 kommentaari, ma mõtlen, mitte kommentaari, 30 laiki, sorry. Ma ütlesin 30 laike, on, et mis kaasatus see selline nagu on, me olime just lõpetanud, ma ei mäleta, kas sa tookord olid ka, me olime just lõpetanud kampaania, noh, A. Le Coq on meil hästi pikalt olnud, on ju, A. Le Coqi kampaania, kus meile reaalselt inimesed saatsid tagasi 250 000 pudelikorki. Mille peale postiasutus läks ju lolliks päris esimeste kampaaniatega, et rikuti ära nende tempeldamismasinad ja kõik muud asjad. Kõik asjad olid, ütleme, nagu probleem, on, et tookord meil oli, minust oli vaja pudelikorkidest kokku panna sõna aukodanik, on ju, ja siis selle tulemusena said nii-öelda aastapalga, on ju, et noh, põhimõtteliselt ütleme siis inimese okei sissetuleku 9 aastaks, on ju. Ja selle tulemusena siis meile saadeti, minust tookord oli nii-öelda 1 000 000 pudelit umbes läks turule, sellest 250 000 korki füüsiliselt ümbriku sees. Iga 4. Igas ümbrikus, jah, oli siis sõna aukodanik, on ju. Meedias oli siis, või noh, nii-öelda internetifoorumites või mingis tubades, on ju, kommentaariumites siis otsiti, et kes otsis A-tähte, kes H-tähte, on ju. Et minu arusaamine tol hetkel nii-öelda, et kaasatus oli see, et mul oli tulnud 250 000 nii-öelda füüsilist korki ümbrikutega, mille inimene pidi viima siis nii-öelda kuskile postkasti, on ju. Ja siis mul oli väga raske aru saada, et kuidas ma peaksin rõõmustama, et mingisugusele tegevusele on tulnud nagu 30 klahvivajutust, on ju. Nagu see oli minu arust täiesti naeruväärne, on ju. Ja nüüd ma ei taha kedagi nagu halvustada, on ju. Aga ma selle nagu äri olemuses, on ju, kui me räägime turundusest, reklaamist, kommunikatsioonist ja tagasisidest, on ju, siis ma endiselt saan aru nagu, et nii-öelda need kaasatused ja tagasisided on hoopis teistsugused numbrid, kui siis see nii-öelda esmarõõm,
et sul on mingisugune 10 laikijat või 5 video vaatamist või me siin ütleme suht hiljaaegu on ju alustasime koostööd ühe plastikakirurgiga, kellel siis nii-öelda sotsiaalmeedia võtsime üle on ju, et kui tal päris pika, ma ei tea, kas on aasta või pluss jooksul või oli paari aasta jooksul, ütleme, et tema selline videode vaadatavus oli 500, 300, kõige suurem video oli 2400 vaatamist on ju. Siis me esimest videot vaadati 69 000 korda on ju. See on öelda esimene video, mille me talle tegime, siis ütleme best of on ju, see oli ka siis mingi umbes, ma ei tea, 3-4 kuud tagasi on ju. Aga ütleme suures piires 500-lt 69 000 on ju. Tänaseks liidetuna, noh see on ainult Instagrami number, sinna tuleb liita mingi 30 000 veel Facebookist. Ehk siis nii-öelda ütleme niimoodi, et üle 100 000 on kuskil need enam-vähem, kõige rohkem vist on 120 000 siis nagu vaatamist. See on juba number, eks ole? See on nagu minu arust okei number, et ütleme niimoodi, et ma saan sellest aru, et sellel inimesel, ehk siis sellel nii-öelda kliendil, kes meile raha maksab, ma annan talle tagasi väärtust. Kui ta annab mulle nagu raha, sama palju kui ta andis eelmisele inimesele, ja ta sai ennem 500 ja nüüd saab näiteks 800, noh siis ma ei pea seda nagu ütleme nagu õiglaseks äritulemuseks. Ma lihtsalt nagu ei oska, ma võib-olla olen robustne on ju, aga ma ei oska sitta tulemust heaks pidada. No, mul lihtsalt praktika nagu on teistsugune, et see tulemus peab olema hea on ju. Ja kui kliendid on, ma niipidi ütleks ka ikkagi, et kui meil on klient, siis me tahaks selles sektoris temaga olla turuliider. Ja see on nüüd see koht siis, nagu sa ütlesid on ju, et kui meile tuleb kas siis vanem või noorem, ükskõik milline öelda siis turundusinimene või siis äriomanik on ju, siis me ilmselt esimesena nagu oma selles, ma ei tea, mis see eestikeelne sõna on, attitude, et hoiak. See hoiak on ju nagu see, et kuule, me nagu nüüd tahaks nagu kõige ees joosta on ju, et davai, teeme seda on ju. Ja võt, noh ma loodan, et me siis kedagi ära hirmuta on ju, aga see nagu soov ja vajadus ja pluss siis ka see, noh ütleme, et väga raske on ju naeratada võib-olla, et kui keegi ütleb, et nii äge on ju, et ma sain siin mingisugune, ma ei tea, vahet ei ole on ju, 1000 like on ju, noh sorry, need ei ole numbrid nagu. Need on numbrid, millega me ei ole harjunud ja me arvame, et see ei ole õiglane, et klient harjuks selliste nii-öelda väikeste numbritega. Küsin seda, et B2C ehk nagu lõpptarbijale turundus reklaamitegevuses me oleme päris head. Me oleme palju teinud tööstusena ja üldse ettevõtlusena. B2B's me oleme kehvad, et Hando Sinisalu toob ka välja, miks ta nüüd seda konverentsi teeb, eks ta proovib oma äri ajada, aga et ta ütleb, et me oleme nagu nii lapse kingades, et pole nagu ühtegi agentuurigi tegelikult meil, kes meil oleks keskendunud B2B'le, eks ole. Miks mul oli oma hüpotees, mida ma talle rääkisin, miks see sinu meelest siuke olukord on? On olemas selline mõiste ju, et sul on, ütleme see, mida ma olen öelnud ka, et mõtlen korra nagu meie nagu enda vaates siis võib-olla, et see töö, mis me turule saadame, see on nii-öelda peegelpilt meie kliendist. Ehk me saame nii-öelda saata seda, mida klient on valmis ostma. Meie B2B saab olla nii hea, kui head asja on valmis klient su käest vastu võtma ja ostma ja seda turule tegema. Nii kaua, kui klient ei ole valmis nii-öelda selles B2B's võtma vastu talle pakutavat, nii kaua see jääbki nõrga. Sa räägid nüüd lõppkliendist või sa räägid klient kui ettevõte? Klient, kes istub minu vastas. Ehk klient kui ettevõte, eks ole? Jah. Ehk siis ütleme nii-öelda, meil on ettevõte, ütleb, ma tahan teha ägedat business to business või mis iganes ta vajadus on. Ja kui te ei ole valmis seda vastu võtma, siis paraku teha ei saa. Patsienti nii-öelda ei saa sundida vastu võtma seda ravi, mida ta ei soovi. No see on nagu ma rääkisin sellest turundusagentuurist, konsultatsiooniagentuurist, täpselt sama olukord. Minu hüpotees oli see, eks ole, et ta ütleb, et Soomes näiteks on see juba hea ja läänes on, et me tulime nagu Vene ajast ja üldse B2B's oli, kui üldse midagi oli, siis müük oli kunn, eks ole, ja müügiga toodi tulemust ja seal siiamaani, vaata, ja seal otseselt see üks ühele nagu suhestumine kliendiga, et see nagu töötas, on ju. Et lõpptarbija sellest
sa ei saanud, sa pidid tegema mingeid muid asju ka. Ja mul on tunne, et see B2B-s on jäänud see sinna seisma ja nüüd võib-olla ollakse seal, et noh, et tegelikult ju ka sellest ei ole piisav, et me peame midagi tegema, on ju, et võib-olla hakkab midagi muutuma, aga noh, selleks on vaja ka, et meil oleks ka partnerid ja vaata, mina ütlen, kes ma nüüd olen tehnoloogiat hästi palju vaadanud nagu turunduses, on ju, ma olen sulle seda eraviisil sellest ka rääkinud, et kui raske oli mul B2B turundusest aru saada, see on täiesti teistsugune turundus, no täiesti on ju, et noh, et tegelikult see ei ole nii, et sa agentuurina võtad selle üle, et sa pead ka nendest asjadest nagu, sa pead tegema neid, selle kompetents peab tekkima, et see võtab oma aja. Teine küsimus, miks startup turundus käib meil hoopis oma teed? Meil on eraldi podcast, noored käivad, räägivad seal südamest asjad kõik ära, mida nad ei tohiks üldse rääkida, eks ole, tihti peale nad liiga palju jagavad, et ma olen alati ka siin öelnud, et jagage, aga palun, noh, et siin on kogenenud inimesed käinud, aga tuleb ikka mingisugust piiri pidada selle IP mõistes, on ju, et kõike ikka ka ei tasuks nagu välja rääkida, aga et miks see on nagu eraldi? See on see, mida sa ennem mingi aeg tagasi ütlesid, on ju. Meil on oma lahe sõpruskond. Meile meeldib koos teha. Ma tean ühte kutti, kes teeb. Kutsume tema ka. Hea mõte, las ta tuleb, on ju. Ja see on nagu natuke seda tüüpi, on, et siin ei ole üldse nagu, noh, nagu ma ütlen, on, et need on kõik sellised ärivormid, kes kuidas tahab teha, on ju. Vahet ei ole, ütleme, ala 20 aastast hakkasid midagi tegema, on ju, või vahet ei ole, mis see vanus on, ütleme, et nad hakkasid midagi tegema, ja siis nad otsivad oma tutvusringkonnast kellegi, kes teeksid võt seda osa, on ju. Aga mingil hetkel oleks tegelikult mõistlik mingid osasid, on ju, võtta ju nagu siis mingid inimesed, kes selles valdkonnas, mis iganes sa teed, on ju, oleks pädemad, oleks mõistlik kaasa võtta. Aga see on puhtas siukene, ma ütleks nagu sõprus community värk, on ju. Aga kas ei ole ka see, mida ma olen kuulnud startupidelt, nende selline mantra, ei tohi teha midagi, mida traditsiooniline ettevõtlus teeb, sellepärast siis ei saa ju eristuda piisavalt ja olla edukas, et nad peavadki kasutama justkui nagu teisi kanaleid, teisi, ma ei tea, partnereid, sellepärast, et noh, muidu kuidas nad saavad olla edukad või? Ma ütleks niimoodi, et ma ei ole näinud, mis asi see teine nii-öelda nagu eriline on, ma ei ole seda kohanud. Ma lihtsalt ei ole kohanud. Ma kohtan seda, mis on ammu tehtud, ma kohtan seda vahest paremas kuues, vahest palju nagu halvemas kuues ja vahest samamoodi lihtsalt ma näen, et selle nii-öelda, ütleme siis see startupi vorm on ju, et ta tegeleb nagu nende asjadega, kuhu teil ei oleks mõtet ressursse üldse panna. Ta võiks need ressursid teise kohta panna ja sealt võiks tulla tulemus. Aga lihtsalt sama asi, nagu me ütlesime, et noh, kui sul ei ole kogemust, on ju, sa tahad teha oma saardis ja see ei ole mingisugune etteheide, on ju, ja seda tehakse ja jäädakse tegema, on ju, ka tulevikus, aga mõistlik on tegelikult vaadata, mis see parim kogemus turul on, proovida seda kaasata, on ju, ja noh, need generatsioonide vahesid, et ma ei tea, mina ei ole seda austöös nagu leidnud, on ju, et mis need generatsioonide vahed on, et ma toon lihtsalt näitena, et noh, startup või mitte, on ju, aga eelmise aasta Eesti õpilasfirmade nii-öelda parim õpilasfirma oli siis nii-öelda minu poja ja tema sõprade kamp Gustav Adolfist, on ju, võitsid selle võistluse, on ju. No, suurepärane. Ja kui ma sealt kõrvalt samamoodi nagu noh, vaatasin ja kuulasin ja mingil hetkel oli noh, sama asi, et nad kihutavad nagu ise asju tegema, mis on jumala okei, on ju. Aga kuna mul ka abikaasa on 25 aastat, on ju, nii-öelda Eesti tippettevõtete projekti ütleme siis liid olnud, on ju, siis ühel hetkel nii-öelda, kuna on siis isa ja ema, on ju, et siis ema mingil hetkel ütles, et kuule, et noh, küsi vähemalt nõu, on ju, ma näen, et te umbes täie hooga jooksete kõik betoon seina poole, on ju, et põhimõtteliselt, kui te tahate sinna seina joosta, pole probleem, on ju, aga küsige korraks. Ja siis nii-öelda ema vestles selle siis seltskonnaga ja noh, huvitav oli kuulata neid küsimusi, mina selle juures ei olnud, aga ma pärast nagu osati kuulsin, et ja noh, ma ei saa öelda, et need selle pärast võitsid absoluutselt mitte, on ju. Aga see oli nagu väga tore näha, et kui nad on valmis kuulama, siis nad nii-öelda nagu said aru, et okei, et ärme nüüd nii suur hooga vastu seina jookse, on ju. Et seal on nagu natukene ruumi. Ma korra ainult vahel ütlen selle betoon seina kohta, mis mul tuli meelde, et Ukrainas on ju mingi aeg, kui ma siis Ukrainas töötasin, samamoodi meie nii-öelda agentuuri seal moodustasin, on ju. Õigem suurt meie agentuuri lahutasin 8, on ju. Siis klient oli Samsung, Korea management, on ju. Mul on õnnestunud läbi ajas erinevate rahvustega töötada, on ju.
siis seal oli ikka reaalselt, ütleme, see oli nagu, ütleme, seda tüüpi ettevõte, et on sein, ütleme siis nii-öelda kõige kõrgemalt öelda, et jooksete, kõik näevad, et on sein, keegi midagi ütle, 3 meetrit eemalt on seinas nii-öelda ilus suur ava, on ju, kus kohast läbi minna, ilma ühegi hukkunuta, ei, selles mõttes kõigepealt tuleb joosta nii-öelda täie hooga sinna betoonseina, on ju, põletada, ütleme siis nii-öelda osad hukkuvad, pärast seda siis sa võid öelda, et vabandust, et 3 meetrit eemal on ava, et äkki läheme kõik koos sealt läbi ja noh, nii-öelda nagu palju lihtsam on, et see on nagu natuke samamoodi asi, et noh, nagu liiga pimesi vaadatakse seda, mis hetkel peas on. Seal on ka omad plussid, et vaata Nvidia juht on öelnud, et kui tema jälle oleks teadnud, kui raske see kõik on, siis ta oleks elus seda teinud ja meil on nagu üks maailma suurimaid ettevõtteid praegu. Et vahel võib ka nagu midagi õnnestuda, aga noh, seal on hukkunuid rohkem, kui vist need õnnestub. Ja ma arvan, mingitel hetkedel lihtsalt noh, nii nagu sa ütlesid, et see startup-induse maailm, ma arvan, et seal nagu saadaks tegelikult päris häid tulemusi, et kui oleks valmis lihtsalt natuke rohkem kuulama, konsulteerima, sellist mõistet, et keegi teeb midagi uut, eriliselt teistmoodi, mida varem ei ole tehtud, sellist asja ei ole. See, mida ma näen, tehakse kõike seda, mis turul on ja vahest tehakse seda, ütleme siis niimoodi natuke nagu õrnemas või siis ütleme nõrgemas teostuses on ju või mõttes. Ja vahest tehakse ka väga ägedat, aga pigem see kaalukauss on ikka sinna, ütleme nii-öelda nagu sinna, et põletatakse rohkem kui need nagu üksikuid säravaid on. 2 teemat, mida sa veel nimetasid, ma hakkasin nüüd mõtlema, et kas tuleviku need õpilaste konkursid on nii, et vanemad, kes on ülikõvad, kõik on konsultandid taga ja siis ei teagi, kes siis võidab, on ju. Aga ma tahan öelda seda, et seda seal ei ole. Küll aga mis on nagu seal väga okei asi ja see, mis seal nagu toimub, on ju, et õpilasfirmade puhul selline mõiste, et nad lähevad ja küsivad kellegi käest nõu ja väga paljud ettevõtted, minu teada enamus, kellega nad kontakteerusid, on valmis selles mõttes nendega vestlema ja andma neile lihtsalt nõu. Ja tegelikult see on ka sama asi, mida nad, ütleme soovitus on ju mitte, ja see ei ole õpilasfirmadele, see on tegelikult ju kogu meie nagu ärisektoris, vestle väga erinevate tasemetega on ju, et ära jää nagu siin, et ma tunnen seda ja siin on mu sõber on ju ja noh, ja ütlen veel kord on ju, et mulle tundub, et meditsiinis otsitakse nagu sellist, ütleme nii-öelda nagu kogemusega inimese nõu on ju, aga turunduses tundub nagu, et mul on hea mõte on ju, teeme kähku ära. No aga tegelikult üleüldiselt see on hästi tore, et meil juba noorest peast ettevõtlust õpetatakse, rahaga ümberkäimist õpetatakse, kõike mida mina tunnen nagu puudust, et oleks mina samuti. Et ma olen 2 käega kirjutan alla, et seda peabki tegema. Teine asi, millest sa libisid korra üle, on see Ukrainasse käimine, 90-ndatel sa seal tõesti ju manageerisid ja siis ma mõtlesin, et vaat, et kas igal ühel on sellist nagu südikust, et sa sõitsid siit autoga tihti peale, on ju, ja tulid tagasi nädalavahetuseks, sest su teine pool oli siin, eks ole, jah? Ja lennukid ei lennanud sobivalt, et ka lennukid siis ei lennanud, eks ole, aga küll teistel põhjustel. Et see oli ju täitsa hullumeelsus, et ma ei tea, kuidas üldse üks inimene võtab pähe, et oleks vaja teises riigis teha mingit asja ja siis veel edasi-tagasi kihutada. No ütleme niimoodi, et jah, selles mõttes, et meil olid kliendid, kellega me tegelesime Eestis, Lätis, Leedus on ju, siiamaani tegeleme. Ja ütleme, teeolud ja kõik muud on ju selles mõttes täna oluliselt teistsugused on ju, aga siis oli reaalselt jah, et ütleme, et päeval X oli Leedus kohtumine ja päeval X oli Lätis kohtumine ja ütleme siis niimoodi, et ega siis nii-öelda keegi väga ei vaadanud, et ala, et minu mingi Tallinna lend läheb sobivalt niimoodi, see oli nagu lendugraafik oli suht juhuslik, on ju. Pidid olema kohal. Pidid olema kohal ja me tegelikult ju töötasime ja oleme töötanud Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina, on ju. Et need on nagu need turud, kus me siis aktiivselt oleme käinud, on ju. Valgevenes väga pikalt teinud nii alkoholitööstust, õlletööstust, kaubanduskeskust, on ju. Ukrainas, jah, ma ei tea, sisemiselt, mul on olnud sisemiselt see soov ja põlemine on ju, ja nii nagu sa ütlesid, et keegi mingil hetkel ütleb, et siin on midagi uut ja innovatiivset ja nii edasi, et sorry, me igapäevaselt kaevame ja mitte nagu ühe inimese näol on ju, vaid kaevame nagu väga suures
hulgas nii kohalikus kui rahvusvahelises infoväljas, on ju, ja meid on, ma arvan, nagu ei ole nagu liiga kerge, ütleme siis võib-olla üllatada sellise mõistega, et oi, see on siin nagu väga innovatiivne ja nii edasi. Need tööstusharud, on ju, kellega me tegeleme või need ärivaldkonnad, kindlasti need ärivaldkonnad, millega me täna ei tegele, et seal selleks, et sinna sisse minna, on ju, sinna me kaevume ja see võtab, ma arvan, sellise, no ma arvan, et 3 kuud on nagu selline, kus sa selle nagu baaskõva info korjad kokku, see ei tähenda, et me ütleme, et me oleme eksperdid, on ju, aga turundusalaselt, mis puudutab siis nii-öelda, ütleme siis, kas selle nagu toote spetsiifikat selle tarbija suhtes, on ju, et need me suudame nagu väga hästi läbi ammustada ja noh, ütleme veel kord, on ju, et me töötame ju inimestega, ehk nii-öelda raha reeglina, noh, meile inimene on ju, okei, muidugi täna me võime selle protsessi automatiseerida, et seda ei anna inimene, vaid see on siis nii-öelda programmeeritud ostu, on ju, et need nii-öelda võtteid on väga erinevaid, sõltub, mis ärisektoris keegi tegeleb. Ega ma lihtsalt mõtlen seda, et tänapäeva ühiskonnas ollakse väga harjunud sellega, et klõps ja räägid Ukrainas inimesega või räägid Leedus inimesega. Sina võtsid ette 8 tundi või võtsid, ma ei tea kaua, isegi Ukrainas 20 tundi. Teed oli niimoodi, et tolleaegselt me elasin Liivalaia tänaval, ehk siis ütleme Liivalaia tänava korteri uksest kuni Krasnoarmeiski oli selline pulvar, on ju. Et uksest ukseni, see on väga hämmastav, on ju, et uksest ukseni oli täpselt 1450 kilomeetrit. Ja ajaliselt? Ajaliselt oli äkki mingisugune umbes kas 21 tundi või siis see loogika oli lihtsalt selles, et noh, kui üksi sõitsid, on ju, tuletame meelde, et vahepeal olid ju piirid, on ju. Valgevene piir, kus sa pidid ootama, on ju, hiljem ma siis sain aru, et kuidas sealt piiripunktis siis nii-öelda saad kiiremini üle, et mida sa seal ütleme maala mingisugune nagu 3, ütleme maalasid nagu 3 kihti, on ju, mis sa pead esimesele kihile, ütleme teisele kihile, palju sa pead 3. kihile maksma, et sa saad sealt üle, on ju, ja nii edasi, et aga ütleme niimoodi, et ma ei tea, see ettevõtlikkus oli sees olemas ja armastus oli suur ja ärisoov ja põnev oli ja väga ägedad inimesed olid Ukrainas ja siiamaani on nendega nii-öelda head kontaktid ja see, mis seal toimub, on väga kurb, on ju, aga endiselt ka nemad nii-öelda teevad turundust suht täie rauaga. Ja. Ma lihtsalt mõtlen, et ma saan aru, et tagasitulek armastuse suhtes on nagu, et siis võib-olla see 21 tundi teed, aga mina ei teaks täna ühtegi summat, mis viiks mind siukest sõitu tegema. ei ole enam siukest. Sa oled Bondi filme näinud, seal on kuulsaid lauseid. Ma arvan, et ei oleks. Aga ma tahan agentuuride ülesehituse juurde tulla, et meil on niisugused klassikalised, tuleme kontorisse, teeme koostööd. Eks ole, ainu. Marko Saue rääkis, et tema proovib nüüd virtuaalagentuuri, mis on ka USA-s täiesti teema ja seal on omad plussid, et saad ülemaailmselt nagu ütleme, et kompetentsi võtta ja tänapäeva inimesed tahavad rohkem liikuda ja nii edasi. Ja siis on noh, siukest nagu veel 3. versioon, ma ütleks selles suures versioonis on, et klient ise teeb asjad kodus, mitte kodus, ma siis oma seal on. Tihtipeale ka kodus. Räägi korra oma mõtetes, millesse sa usud ja millesse sa ei usu ja millel on ühelt või teised nagu plussid miinused? Mina ütleks niimoodi, et ei ole vahet, kuidas keegi midagi teeb, on ju. See, mis talle nagu meeldib, tehku niimoodi. Kuulasin ka Marko intervjuud selles mõttes, et väga meeldib ja ütleme, et Marko alustas natuke pärast meid sotsiaalmeediaga, aga suht enam-vähem samal ajal natuke võib-olla hiljem, on ju, et igaüks otsib endale nii-öelda sobiva ärivormi, on ju, kui sa saad ära elatada, ütleme, paar inimest, on ju, siis sa saad teha seda nii-öelda, ütleme siis nii-öelda ühe inimese agentuuri ja võtta siit ja sealt konsultatsiooni ja teha mingeid asju vahepeal, osta odav droon ja siis ütleme jalutada mööda loodust ja öelda, et näed, et teebki pildi ja on täitsa okei, on ju. Et kõik vormid on võimalikud, on ju. Kui sa ka nagu tahad nii-öelda, ma räägin jälle seda sõna ikkagi, et nii-öelda turuliidri või siis nii-öelda oma ärisektoris väga võimeka ja väga ambitsioonika ettevõttega koostööd teha, on ju. Siis sellised ütleme siis toimib ikkagi paremini struktuur, mis regulaarselt asub mingisuguses kohas ja pinnas, on ju, ja ühes ruumis inimestena ideid ja lahendusi arutades, on ju, saad sa, ma arvan, nagu paremini ja mugavamalt kätte selle tulemuse,
ma arvan, et saab kätte parema efektiivse tulemuse, on ju. Neid samu nii-öelda rahvusvahelisi, ükskõik kas on, no okei, ütleme niimoodi 2-3 inimesega mingi online, pole probleemi, on ju. Aga me oleme siis 92. aasta sügisest, on ju. 92. aasta sügisest olen töötanud Toyotaga. Hiljem siis lisandus Lexuse kaubamärk, on ju. Ja praegune siis nii-öelda seltskond, kellega suheldakse, on, ütleme, iganädalaselt on mingi paarkümmend inimest. Nagu sa tead, et kui üks mikker hakkab rääkima, siis nii-öelda see mikker võtab üle, on ju, teised ei ole. Tegelikult sa ei saa nagu, ütleme siis neid nii-öelda ideid ja lahendusi arutada, sellepärast, et see on nagu mikromonoloogide kuulamine. See ei ole, et ma kõrval oli, aga korra räägin, et kuule, et mis sa arvad, et ta ütles seda, on ju, et just moota, kuule, et meil on üks mõte. Sa räägid peegeldusest, on ju? Ja, et sa tegelikult ütleme niimoodi lihtsalt, ma arvan, et paremini töötab see sümbioos, kui ütleme see tulemuse loojad, on ju, käivad regulaarselt koos. Ma eeldan ikkagi, et see nii-öelda nädalapäevadega on nad siis mingi 3-4 päeva koos, on ju, ja eraldi võib oma juppe teha, on ju, kaugtööna, on ju. Aga sellised, aga ma ütlen, see sõltub kliendist, sõltub taskist, on ju, ja võib teha üksinda kahekesi, neid vorme on erinevaid. Aga et klient ise teeb oma agentuuri, noh, mina olen ju klassikaline näide, eks ole, et mulle meeldis ise teha, võib-olla kui oma tausta mõttes, eks ole, et võib teha, et mina ütleks selles mõttes, et tehke seda, mis teile meeldib. Ja ma äri tulemused, kui te olete nendega rahul, siis see on jumala okei, on ju. Tahad üksinda teha, tahad ise mõelda, tahad võtta suure pundi, on ju. Lihtsalt ma täna ei ole näinud, ütleme, et siis sellised nagu suurettevõtted, mitte suuruse mõttes, aga ütleme siis nii-öelda äri tulemuste mõttes, on ju. Et need soolona teeksid nagu ise enda sees asju ainult, et ikkagi nii-öelda miksitakse nagu neid erinevad versioone. No ma vaata siin jällegi oma kogemusest ütlen, et kui keegi mõtleb selle peale, et teha, on ju, et see on ainult isikuga seotud, et kui sina lähed ära, siis see asi kukub kokku, on ju, et see on selle ühe isiku peal ja peab arvestama ka sellega, et sellega sa võtad automaatselt nagu põhimõtteliselt agentuuri tegevjuhi ja creative juhi nagu kohustused, on ju, lisaks oma turundusjuhile, et kas sa tahad üldse laua peale nii palju rolle, on ju, sellepärast, et leida neid samu disainereid või kedagi muid, motiveerida neid seal sees tegutsema ja nii edasi, on ju, et see on ikkagi nagu agentuuri juhtmine, et see on lihtsalt liiga palju asju, on ju. Seal oli isegi ainult agentuuri juhtimine, seal on niimoodi, et kui sul on nagu inimene, kes teeb head asja, siis reeglipäraselt see inimene ei ole nii-öelda ambitsioonikas ühes kitsas koridoris. See inimene on ambitsioonikas laialt. Ta tahab tegeleda veel mingite asjadega ja ta ei ole tegelikult nii-öelda nagu rahul. Võib-olla sa, ütleme niimoodi, selle teatud sissetulekuga lööta uimaseks mõneks ajaks või ta mõtleb, okei, et ma rahuldan siin nii-öelda teatud nagu, ütleme siis materiaalse vajaduse mingi perioodil. Aga tegelikult ta tahab teha nii-öelda nagu mitmeid asja, et nii-öelda tugevad tegijad on tavaliselt nii-öelda, ütleme siis kiirtega, on ju, et nad tahavad mitmes kohas nagu teha. No siit ma küsin seda su käest, et kui palju üks agentuur saab erinevaid asju üldse katta, eks ole, et noh, meil on turul agentuure, mitte ka kõige suuremaid, kes proovivad põhimõtteliselt kogu lehvikut kanta, alates meediavahendusest, suhtekorraldusest, sotsiaalmeediast, klassikalisest reklaamist, turunduskonsultatsioonist, nii edasi, on ju. On hästi kitsalt ega nagu keskendunud, on ju, palju inimesi seal, on ju. Mis on sinu nagu tänane parim praktika, missugust, noh, klient tegelikult, ma olen ausalt öeldes kuulnud klientide suust, pigem nad tahaks vähem partnerid. Nad ei taha nii paljudega rääkida, see on jälle nagu kontaktide küsimus, on ju. Aga nad ei leia nagu häid partnereid nii, et kes suudaks katta nagu võimalikult laia või siis isegi nagu Baltikumi vaates on omaette probleem neil, et üks jalg on nagu tugevam kui teine, on ju. Mis su vaade siin on? No ütleme nüüd, et mina olen alates 19 aastast, on ju, ütleme niimoodi siis, alates 19 aastast eelistanud seda mudelit, kus me pakume kliendile nii-öelda 360 on ju, teenust. Me oleme hoidnud need struktuurid kas väga ligidal, see väga ligidal tähendab, et sama korruse peal kõrvaluks on ju. Või siis need on meie enda sees eraldi üksus, aga ta istub meie nii-öelda lahtises kontoris, meie laua taga, või nii-öelda meie laudade taga meie vahel on ju. Et sellepärast just, et ei tekiks, ja mulle tegelikult meeldib see ka, et kui nendel struktuuridel on üks omanike ring, miks?
kui sul viisakalt öeldes, et kui sul on taamer, on ju, et siis kõik probleemid on naelad, on ju. Kui sul on kruvikeer, on ju, siis kõik probleemid võiks kruvid olla, on ju. Et ja ma näen seda nagu endiselt, et kui on ühe spetsiifikaga, ütleme siis nii-öelda ettevõtte, on ju, siis paraku kipub nii olema, et ta tahaks nii-öelda selle oma spetsiifikaga kõik probleemid ära lahendada. A la ütleme, et kui ma olen nagu meediaagentuur, siis kõik sinu probleemid lahendab meedia, on ju, kui ma olen loov, siis ma loon asjad ja kõik su probleemid lahenevad, on ju, ja kui ma olen, ütleme seal digiagentuur, on ju, siis kõik sinu raha peab olema digikanalites ja siis on kõik koššar, on ju, et ma lihtsalt nagu näen seda mitte nii head sünergiat, on ükskõik kuidas räägitakse, aga ma näen, et ütleme nüüd, et klient tegelikult kannatab selle koha peal. Et kui tal on nagu see konsolideeritud pigem ühte kohta, siis ütleme nüüd, et jällegi ma ei tee kellegi etteheiteid, on ju, aga ma näen, et see tegelikult on kliendile tõesti efektiivsem. Üks asi on veel, on ju. Nii nagu ma ütlesin, tahate või taha, on ju, et meie see tööpraktika, milles ka sina oled osati sees olnud, on ju, A. Le. Kokiga tegelikult me ju alustasime koostööd 96. aasta lõpust, on ju. Ja siis 97 oli nii-öelda siis uue kaubamärgiga hakkas töö, on ju, uue nimega. Ja Toyotaga oleme 92. aastast, on ju, töötanud. Et ja nemad on suhteliselt nii-öelda nagu koondunult olnud, on ju. Siin on olnud kindlasti ka mingid muudatusi ühele teisel ajal, on ju. Aga see annab nagu selle, et sul on olemas, nagu sa ütlesid, on ju, et ei teki situatsiooni, kus ühe või kahe inimese lahkumine lammutab ära sinu nii-öelda nagu selle efektiivse, jah, ütleme sinu teadmised lähevad ära, on ju. Sinu nii-öelda praktika ja kogemus laguneb laiali, on ju. Ja veel üks asi, mis on, nii nagu sa ütlesid, et kui on nagu nii-öelda kas nagu mõõdukalt väike, minu mõistes siis nagu pigem pisike, on ju, või on see nagu majasisene asi, on ju. Tahate või taha, inimesed jäävad haigeks, inimesed käivad puhkustel, inimestel on väga mitmesuguseid probleeme ja muresid. Ja kui me nüüd tuleme ka selles viisakalt öeldes põlvkondades liigume edasi, on ju, siis neid muresid nagu tuleb rohkem, on ju, see on stress, ülepinge, probleem, ütleme siis multitaskinguga, on ju, süvenemine seal, mingisugune ka asi, ütleme, nii-öelda nagu pikalt meeles pidamine, on ju, et sellised erinevad nagu probleemid. Sa väga ilusti seda sõnastasid. Ma proovin seda veelmelt sõnastada, aga ma olen ka õppinud. Aga nagu see, et sul on nagu hulk sellised, ütleme, teemasid, on ju. Ja seetõttu see sinu partner, kui ma võtan ka nagu enda agentuuri, on ju, et ma pean nagu sõltumata kellast, haigusest, tuulest, puhkusest, lapsest, koera operatsioonist, you name it, on ju, stressist, murest, ma pean sulle deliverima, on ju. Mul peab selleks olema ressurssi, on ju. Ja sinul selles mõttes on see hulga probleemi vabam, on ju, kui nagu opereerida, sest kõik need asjad on ju tähtajalised. Seda tahaks ka nagu meelde tuletada, on ju, et see ei ole niimoodi, et valmis saab siis, kui saab, on ju. See la vii. Jah, kõik asjad minu mõistes nagu käivad nagu väga täpselt ja ilma vigadeta, on ju. Tähtsad kohad, mis sa ütlesid, vaata ettevõtte sees ka, eks ole, kui sa agentuuri teed, et tõesti, üks asi, seda ei nimetaks agentuuri, kui sa võtad ühe disaineri, kes teeb sul kliendilehte või mingit pakendi, nagu ma ei tea, mingisugust rutiini teksti ja las teeb, on ju, see ei ole agentuur, on ju. Et agentuuri teha sul on ikkagi vaja rohkem võib-olla kui 10 inimest, eks ole, on ju. Ja küsimus on, kas sul on seda mahtu üldse, on ju, ja seda võimekust seda maksta, et see on nagu eraldi teema. Ja nüüd, kui sa võtad ka agentuuri sees, kui sa tahad katta seda 360, on ju, siis sa ei saa ju võtta ühte inimest sotsiaalmeedia peale, sa pead mingi tiimi tegema, eks ole, et neil oleks oma vahel midagi rääkida, eks ole, areneda. Ja see nagu juba eeldab mingisugust nagu agentuuri suurust, on ju, et sa oled olnud seal mingi 40 pluss miinuse peal, eks ole, umbes, on ju. Kõige rohkem oli 55 ja ütleme äkki kõige vähem äkki on olnud mingi 22. Ja ma mäletan, et kõrval, eks ole, teised grupid, mis oli Havas või Creative Union või et kui panna kõik asjad seal kokku, seal tuli mingi 100, eks ole, Okei, ütleme nüüd, et selle numbri sees ei ole sul meediat. Ei ole jah meediat. Kui sa meedia paned juurde, siis sul tuleb mingi meedia, digi ja nii edasi, ütleme, meil on, ütleme, meie struktuuris on 3 erinevat meedia digi nii-öelda ja nüüd siis veel, ütleme, üks digistruktuur on ju,
et no nad on ikkagi seal, ütleme, et seal 100 ja 50 vahel, eks ole. No ütleme, et kui ma nagu numbri võtan, siis meil on staff umbes 150 on ju, aga ütlen jällegi on ju, et me omandi suhtes on ka Läti, Leedu on ju, mis tähendab ka seda, et nüüd sõltub kliendist on ju, et seal jookseb mul tegelikult ka kogu aeg see nii-öelda seesama kliendi flow on ju, siis ütleme see tulemuslikkuse flow, millisel turul, mis asi nagu, milline tegevus nagu on toonud, millist nagu tulemit on ju, see on seesama asi, et lihtsalt see ütleme tööriistade ja rohtude kast on ju nagu päris suur. Ei, aga ma tahtsin sellele nagu viidata, eks ole, et kui sa nagu kliendina satud kuskil agentuuri, kus on ütleme alla 10 inimesena, ütlen, et nad teevad kõike, see ei ole usutav, eks ole, et see ei ole jätkusuutlik on ju, et ma ütlengi, et nagu turu parim praktika on see, et see peab olema umbes 100 inimest ole erinevate juurkehadega seal ja nii edasi. Ja ka see ei pruugi nagu töötada, et noh, et sa ei peagi konkurendi nime võtma ja kuivõrd ta on, aga et noh, et Creative Union tegelikult ikkagi täna on nagu kokku kukkumas, eks ole, noh, me nägime seda avalikult seda ühe identity nagu ära minemist ja seal ei ole nagu, see ikkagi ka sellisel kujul nagu toiminud, on ju, vaata siin on ka nüüd küsimus, miks need asjad ikkagi lõpuni ei pruugi toimida, on ju. No seal on kõik, ütleme niimoodi, me ei võta konkreetseid nimesid on ju, aga eks on nagu ju erinevate nii-öelda inimeste keemia oma olemuses on ju, aga ka see nii-öelda kokkulepe, et kes millega nagu rahul on selles struktuuris on ju, et kui keegi tunneb, et tema on väga oluline ja tema nii-öelda umbes, et mina olen vedur ja te olete vagunid on ju, et ja mingil hetkel on võib-olla 2 vedurit on ju, mõlemad üritavad siis nii-öelda mingid vaguneid kuhugi vedada, et see on selline sama nii-öelda, kuidas see struktuur seal sees nagu toimib on ju. Aga sa ütled ka, et see on inimeste äri ja ma olen jumalast nõus, aga kuidas sa suudad tekitada sellise atmosfääri ja keskkonna agentuurina, et sa suudad mingit talente nagu mitte ainult värvata, aga hoida, eks ole, on ju. Ja teine küsimus on, et kliendid tahavad tulla sellesse seltskonna, sellesse ruumi sisse, et mis sul siuke alus nagu lähenemine seal on, mille peale sa mõtled, kui sa seda teed ja lood? Vaata, selle koha peal tahaks öelda, et ma väga tahan tänada neid inimesi, kes on öelda meil selles nagu meie nii-öelda seltskonnas, pundis, kambas, kollektiivis, ma ei tea, kuidas see nagu, mis vorme neid nimetada on ju, kes on tahtnud olla, kes on ära käinud, kes on ka tagasi tulnud on ju. Et see, mida ma olen, võtame siis nii-öelda, jah, et ma agentuuri olen kes 97. aastast nii-öelda nagu juhtinud on ja kindlasti mul annab seda teha paremini ja ma vaatan ka ringi ja mõtlen, et mul on siin kui palju ruumi on ju kogu aeg, nagu ma ütlesin, et mul lihtsalt iseloomus on, et ma tahaks seal ees joosta kogu aeg, et ma ei tahaks nagu ja ma tahaks ka teha neid asju, mida veel ei ole keegi teinud on ju. Et ma olen proovinud nagu sõnastada seda, et see, miks me sinna nagu kokku tuleme on ju, me ei tegele siin nii-öelda teine teise emotsioonide ruineerimisega on ju ja teine teisest nii-öelda siis nagu ütleme nagu üle eksponeerimisega või domineerimisega jah. Et me tegelikult teeme tööd võt nende erinevate ütleme siis kliendi, nimetame juppidega, see võib-olla jupp ei ole õige, aga see on ütleme toode või teenus ja mõnel kliendil on nagu väga palju neid teenuseid, väga palju tooteid, need on hästi erinevad on ju. Et me nagu võitleme ja ajame oma energiat sinna on ju, aga koos me peaks olema hästi inimlikud, hästi normaalsed ja tegelikult nii-öelda teineteist täiendama ja nagu avatult täiendama, et see on see, mida ma olen nagu proovinud, et inimestel oleks oma vahel, et nad oleks normaalsed inimesed koos, et see oleks väga oluline. Mingil hetkel, nagu sa tead ja mäletad äkki, meil on ju Eesti näitlejate paremik, kunstnik, fotograafide väga, ütleme nii-öelda nagu erinevate erualade inimesi on nagu koos olnud ja me oleme proovinud või ma olen proovinud siis, parem ikka vist on öelda maa on ju, et ma olen proovinud nagu ka seda siis, et eraldi tuba oli meie nii-öelda väga loovale fotograafile, tuntud telesaatejuhile, koomikule, ma ei tea, sõnasepale on ju, et panime need kokku ja nad seal toas said suitsetada kontoris ja ma ei tea, umbes, ütleme nüüd, et vabadust nagu proovisime eris vormides, ei olnud selles mõttes nagu kvalitatiivselt tulemuslik ja nii edasi, et me oleme nagu läbi selle aja proovinud erinevaid vorme, aga ma olen proovinud teha seda, et iga inimene minu jaoks on ka nagu persoon, ehk sellest üks on see nagu kollektiivne pool on ju, mida tahaks, et inimesed selles nii-öelda tööpäevas on ju lahkuksid siis rahul olevana on ju, et nad ei ole teineteist ruineerinud, vaid nad on siis nii-öelda
materdanud neid nagu kliendi probleeme turu vastu, on ju, seal ennast välja elanud, mitte teineteise peal. Ja siis ma olen proovinud ka lihtsalt vaadata seda, et mis selle inimese enda nagu sellised, ütleme, tundid ja vajadused on ja nii palju, kui ma olen suuteline olnud, et siis ma olen proovinud nagu nendega nagu personaalselt aidata neil lihtsalt, ütleme nii-öelda nagu normaalne inimene olla, hästi elada, on ju. Aga mis see tähendab ühel hetkel ka, on ju, see tähendab seda, et kui sul on, ma ei tea, näitlikult 30 inimest, on ju, ja sellel, ütleme, ühel inimesel on 6 korra üks nagu probleem või mure, on ju, siis sul on neid 30, tööpäev on 21, on ju, aga tavaliselt ühel inimesel on ikka mingi 2 küsimust vähemalt kalendrikuus, siis sul on neid, ütleme, maala 70, on ju, siis sa 70 jagad 21, on ju, ja siis sa tegelikult tahad ju, sa pead ise ka nagu kuidagi, et nii nagu sa ütlesid, et kas teha enda sisse struktuur, on ju, või siis mingi muu struktuuriga, siis sul on veel kliendid, on ju, kellega nagu sa teed ka tööalast poolt, et eks ta selles mõttes on selline žongleerimine. Jaa, nõuab palju energiat, aga nagu sa ütlesid ka, et noh, eks iga ühel on meil mingisugune kogus sellist pürgimust millegi poole, on ju, ja ju siis mul see teekond on nagu selline, mille peal ma nagu praegu kuidagi proovin niimoodi kimada. Ma olen klientide käest küsinud, et mida nad ootavad agentuuridelt ja siis nad seal selgitavad, ega küsin sinu käest ka agentuuri poolt, mida sa klientide poolt ootad? Nii nagu me ütlesime, on ju, väga avatud vestlust, sest et meie eesmärk, või ma ei tea, kas ma peaks maavormis, on ju, et vahest on nagu see, et ei ole nagu õige. No me teame, kui me räägime, et keegi veab, aga üksi nagu see ei tee midagi, sul on, sa oled meeskonna eest, see on selge, no või maavormis ka rääkida, selles mõttes ei ole ju vahet. Et see, mida me tahame ja mida soovime, on ju nii-öelda see avatud kaartidega rääkimine, on ju. Kui sa tahad midagi saavutada, räägi see ära, on ju. Kui sul on tunne, et nagu midagi ei toimi, siis selles mõttes räägi see ära nii-öelda siin, toas, laua taga, kas siis vali, on ju, et noh, kas me võtame siis suurema seltskonna laua taha või on see nagu näost näkku jutt, on ju, või see on 3 inimese vaheline jutt, on ju. Räägi need asjad ausalt siin ära, on ju. Siis sa saad lahenduse. Et ära mine kuhugi selja taha. Ma lihtsalt toon ühe näite, et üks väga pikaajaline ja ütleme nii-öelda nagu väga hea ja tore klient. Tal vahetus tegevjuht. Me olime tegelenud või nii-öelda töötanud temaga koos väga pikka aega. Ja selles sektoris me oleme väga professionaalsed, on ju. Inimene nii-öelda laua taga nagu räägib ühte juttu ja siis, kuna ju siis see nii-öelda ettevõtte struktuur ja me olime väga pikalt sellega töötanud, seal on inimesed, kes samamoodi meiega töötavad ja ütlevad, et kuule, et mis teil täna oli, on ju, et noh siis nii-öelda tegevjuht tuli, rääkis, et ikka noh, kui halvasti, kui jube ja kui rumal ja noh, ühesõnaga kõik asjad on nagu tuksis, on ju. Ja ma ütlesin, et huvitav, et meil nagu toas oli justkui nagu kõik asjad okeilt, on ju. Noh siis rääkisin tegevjuhiga, ütlesin, et kuule, et mul on nagu selline küsimus, on ju, et me nagu istume toas, sa räägid ühte juttu, on ju. Aga siis ma kuulen, et maja seest nii-öelda inimesed räägivad mul hoopis teist juttu, nagu see oleks mingisugune teine kohtumine olnud. Ei, kõik tead, Rein normaalne, kõik ja ja see nagu, ütleme, kordus, mitte liiga pikalt, aga natuke aega, siis ma ütlesin, et tead, et noh, sorry, lõpetame koostöö ära, on, et mulle see nagu ei sobi, on, et kui me teeme mingi asja, kui sulle midagi ei meeldi, aga noh, äri tulemused, kõik asjad on okeid, on ju, nii-öelda nagu kasvas joones, on ju. Et kui sul on mingi probleem, seda ei taha rääkida, on ju, siis noh, mulle ei sobi see selline asi, et sa kuskil turul lähed, räägid veel mingi teisele, kolmandale ettevõttele asju, mida ei eksisteeri, on ju. Ja siis me veel vestlesime omanikega, kes on ka väga toredad inimesed, kelle väga hästi läbi sain, aga ütleme niimoodi, et mulle tundus, et ma ei taha nagu nendega rohkem koostööd teha, on ju. Siis selle ettevõttega ja selle tegevjuhiga selles kontekstis ja siis läksime laiali. Ehk inimeste äri, ausus, otsekohesus, rääkida probleemidest nii nagu on, rääkida väljakutsetest nii nagu on, eks ole. See on sinu ootus mõnes mõttes sellele koostööle, on ju. Jah, ütleme nii-öelda väga aus, mida me tahame, teise ka meie kõigi inimeste nii-öelda see töö ja pakkumiste ja asjade nii-öelda kuulamine, austame avalikult nii-öelda aus arutelu, on ju, ja siis me saame need head tulemused, on ju. Ma olen küsinud ka seda, et kas sa oled idee või kanali usku? Saab öelda, et mõlemad, aga põhimõtteliselt ma ikkagi ütleks niimoodi nagu, et igas kanalis on hulga kommunikatsiooni
ja kanalis saab välja paista idee. Võib olla ka kunagi, aga võib ka praegu teha seda, on ju. Nagu sa mäletad, kunagi tulid meile need Mars, Snickers, Pedigree, kõik muud, on ju. Raha oli palju, on ju, siis sisuliselt sa võisid seda teha, on ju, et sa võtsid selle ühe kanali, tookord need telekanalid, on ju, ja kõik me nägime hommikust õhtuni, on ju, koera toitu rohkem kui nagu normaalset inimtoitu, on ju. Et peab olema idee ja see selles mõttes liigutab inimest. Kanal peksab inimest, on ju, et ma võin sulle iga päev su, ütleme siis korteri ukse ideeliselt, ütleme nagu seda ekspluateerida, on ju, ja kindlasti ma olen kanalina sulle väga lähedal või ma ei tea vahet ei ole, ma ei tea, kus ma voodisse panen sulle mingisuguse asja, on ju. Ma võin olla sulle väga ligidal, aga kui selle asjal ideed ei ole, siis selles mõttes, sorry, ma arvan, et sa inimesena, sest me töötame ju inimestega, on ju, inimene võtab, nagu ma ütlesin veel kord, et see ei ole alati nii, on ju, täna võtavad ka arvutid vastu otsus, et kas ta ostab selle toote teenuse või mitte või nii edasi, on ju. Aga kui me töötame inimestega, on ju, et siis inimeste jaoks idee. Kas sellest kolmikust omatud kanal, tasutud kanal, teenitud kanal, ka seal on see influencer sees, on ju. Milline sul nagu seal vedav on, millesse sa nagu usud kõige rohkem? Ma ei ütle, et ma millegisse nii-öelda usun, miks? Sest et need asjad muutuvad ajast dünaamiliselt, on ju, ja see sõltub sellest ärisektorist ja sellest ärisektori kliendist, on ju, kes võtab vastu otsuse selle raha ülekande, on ju, teha siis selle toote või teenusest, on ju. Ja sealt nagu peaks valima. Et siin ei ole minu jaoks nagu ühest mõistet, küll aga mida nii palju, kui ma praegu ringe tiirutan, on ju, et see nii-öelda kanalite, ehk siis see esmakontakt, on ju, tuleb läbi tänases mõistes koondnimetuse väga paljudel, läbi sotsiaalmeedia, et see on nagu, ütleme, väga olulise nagu esmase kontakti vormina, on ju. Aga pigem ma ringi vaadates ütleks, et ma näen, et on nagu kaks asja, ütleme niimoodi, et kus see nagu, ütleme, suhtestumine on ju, mitte suhtestumine ei ole õige, ütleme niimoodi, et kus see nagu inimene nagu siis, kus sa talle nagu poed sinna vahele, naha vahele. Jah, kus sa ütleme, et teda nagu kätte saada, on ju. Üks on siis täna see füüsiline seade, mille nimi on siis, nimetame mobiilseade, on ju. See ei pruugi olla telefon, aga ütleme niimoodi, mobiilne seade, mille küljes inimene tahab rippuda, on ju. Ja enamus massist ripub mingi seadme küljes. Ja teine on siis välireklaam, on ju. Ehk see asi, see välireklaam ei pruugi olla siis see posti otsas või digiekraan või nii edasi. Ütleme mis inimese päevateekonnas või inimese teekonnal out of home on kõige parem öelda, siis see out of home või siis kodust väljaspool olev nagu kontakti koht, see võib olla poekäru, on ju, ennem kui sa ütlesid see business to consumer, et kas me oleme head või mitte, on ju, et me seda seal ei laiendada, aga tegelikult ütleme see, mis meil puudutab täna kaubanduspinda, on ju, ehk see koht, kus sa siis, selles ärisektoris siis käruga ringi või kotiga ringi käid, on ju, et seal on nagu oigu palju teha tegelikult veel, on ju. Aga iseenesest jah, ütleme niimoodi, et praegune kommunikatsiooni teenuste, toodete omajate ja siis selle nagu raha otsuse tegija vahel, et see on selle seadme kaudu, mille küljes ta ripub, on ju. Ja siis väljaspool kodu olev nähtav füüsiline kontakt. Millest me lihtsalt ei saa kõrvale vaadata, sest me oleme seal ruumis lihtsalt. Kui sa selles ruumis orienteerud, on ju, ma orienteerumise all ma mõtlen, et ma liigun punktist A punkti B, on ju, siis paraku jah, ma pean vaatama, et meil veel seda teemat ei ole, ütleme, et ja siis on nagu ma ütlesin, on, et kui ma istun täna siis isesõitvas autos, on, siis paraku inimene ei vaata aknast välja ja mõtleb, kui ilus maailm on, paraku me näeme, et nad istuvad ja siis on selles, nagu ma ütlesin, mingis mobiilses seadmes ripuvad, on. Lõpetuseks ei saa üle ega ümber tehisintellektist, et sinu vaade agentuurina loomeprotsessis on koht, oleme veel kaugel sellest? Me kasutame seda ajates sellest hetkest, kui see ilmus, on. Me räägime loovast poolest, on, et me progemise poole peal nendega nii palju ei tegele, on. Et me puhastame nende seadmete abil, on. Me
küsime või kogume informatsiooni nende seadmete või nende seadmete programmide abil, on ju. Ma ei ole näinud, ütleme, ajakululiselt liiga hästi ja mõistlikult tehtavat veel võib-olla niisugust nagu foto-videomaterjali, on ju. Rahvusvaheliselt umbes mingisugune 3 kuud tagasi siis nii-öelda meile tutvustati, noh jällegi, et mis asi on siis see nii-öelda nagu, kas on hype, on ju, või see siis päriselt on, tutvustati siis nii-öelda agentuuri, kes siis teeb ainult AI image'id, on ju, või nii-öelda AI pealt teeb asja, on ju. Kui ma seda nagu vaatsin ja noh, siis nii-öelda omanik vestles, on ju, palju nad siis promptivad, on ju, selle ühe pildi või mingi video saamiseks ja millised need tulemused hetkel olid, on ju, noh, ütleme niimoodi, et mõttetu teema veel, on ju. Aga liiga palju aega nagu. Jaa, selles mõttes, et noh, kui üks vend nii-öelda seda ühte pilti, on ju, noh, haala see oli, ütleme, noh, see pilt näiteks oli konkreetselt, et nad siis tahtsid, et on Tel Avivi jõe ääres on kalamehed mingid, on ju, et seal siis palju ta nii-öelda sellega promptis, milline see tulemus välja nägi, on ju, kuidas seda siis pärast seda nii-öelda fotot kliendi poolt kasutati, on ju, kordades odavam oleks olnud lihtsalt võtta nii-öelda kõige tavalisem, kuna ka siis kanal, mida kasutati, ei eeldanud nii-öelda sellise kvaliteediga, ma mõtlen füüsilise suuruse kvaliteediga pilte, on ju, et no nagu täiesti mõttetu teema, lihtsalt mõttetu efektiivsuse mõttes, on ju, mine teed asi teistmoodi ära, on ju. Samas kui nad liitsid seal, ütleme, ala mingit Hiina kõige mõjukama ajaloolise ja noh, nii-öelda mõjukama siis nagu mõjusa, mis inimestel päriselt mõjub, ütleme Hiina persooni teatud näodetailid, mida nad liitsid siis nii-öelda kaasaegse mingisuguse androgüünse umbes tüpaažiga, on ju, et siis see oli nagu koht, kus oli asjakohane, on ju, et sa saad selle tulemuse. Aga minu vastus on, et kindlasti, see ei ole mingi tulevik, see on nagu olevik, on ju, kui sa võtad kätte oma telefoni, siis on sul need AI täis, on ju, täiesti. Et inimesed lihtsalt ei oska defineerida mingil hetkel, mis asi see on, aga loomeprotsessis kindlasti see kõik kiirendab, heli poole pealt ma täna, noh, ütleme nii-öelda, meil eeter kubiseb, on ju, sellest nii-öelda nagu AI abil tehtud asjadest, visuaalid ei näe veel nii head välja, on ju, liiga palju aega läheb sinna mingites asjades, aga see kõik, see nii-öelda loome pool AI kontekstis areneb ulmelise kiirusega, on ju, aga jällegi idee, on ju. Ja idee ühel hetkel on siis see nii-öelda eristuv ja unikaalne idee, on ju. Et mulle tundub, et seda praegu, on ju, nii-öelda inimene suudab paremini välja töötada ja kui sa ütlesid, et meil on siin nii-öelda väiksemad või sisesed asjad, on ju, muidugi sa võid sinna erinevatesse nii-öelda AI chatidesse, mis iganes programmi sa siis kasutada, on ju, esitada küsimusi, saada sealt selliseid standardpresentatsioone, on ju, aga mulle tundub, et mitte tundub, see on meie üks loomulik osa ja see ei ole küsimus, kas ta nagu on tulevik või ei ole, ta on täna olevik ja ta kiirendab, lihtsalt füüsiliselt kiirendab teatud protsesse ja teatud koha peal on tõesti nii-öelda mõttetu, ütleme, mingid teemad seal promptida, on ju, tundide kaupa, et lihtsam on see nagu head oskuste puhul ära teha ja saad hulga parem tulemus. No suurepärane mõte lõpetuseks, tänan Rein Niida turundusagentuurist Taevast meil täna ka neid mõtteid jagamast. Tänan kõiki kuulajaid, vaatajaid, et podcast Pointi jälle kuulasite, vaatasite ja järgmise episoodini. Tänud.